Tere hommikust kõigile, kes on siin Tallinnas saalis ja tere ka kõigile, kes on veebi vahetusel meiega liitunud. Meil küll liitujaid veel järjest tuleb juurde, aga kuna kell on saanud 10, siis alustame tänase uuringu tutvustusega. Minu nimi on Sandra Poomotškin, ma olen Haridus- ja Teadusministeeriumi kaasava hariduse osakonna nõunik. Ja täna on meil siin siis veel üsna palju inimesi Haridus- ja Teadusministeeriumist. Meil on siin Praxise uuringumeeskond, kes selle täna tutvustatav uuringut siis läbi viis ja sellest räägib. Aga meil on ka mitmeid teisi inimesi, kes on vähem või rohkem selle teemaga seotud. Et meil on siis kohal nii õiguskantsleri esindaja, kui peaks olema inimesi Töötukassast ja Riigikontrollist. Meil on mitmeid koolide esindajaid, koolidest siis nii kutseõppeasutustest kui ka põhikoolidest. Ja kindlasti veel mitmeid inimesi, keda ma otseselt rolli poolest praegu ei nimetanud, aga keda see teema huvitab. Väga suur hea meel on selle üle, et huvi on suur. Ja kuna meil on täna selline mitmekülgne grupp inimesi koos, siis me ei piirdu mitte ainult uuringu tutvustamisega, vaid selle kohtumise teises pooles siis juba ka aruteluga selle üle, mis me siis nende tulemustega edasi võiksime üheskoos teha selleks, et õppimisvõimalused oleksid avaramad. Nii, aga enne kui ma annan sõna Praxise uuringumeeskonnale uuringu tulemuste tutvustamiseks, ma teen väikese sissejuhatuse ka selle kohta, et miks me üldse selle uuringu tellisime ja hakkan natuke kaugemalt pihta, et kuna meil on siin kohal ka inimesi, kes võib-olla igapäevaselt kutsehariduse valdkonnas ei toimeta ja väga tihedalt kokku ei puutu, et siis selline kiire ülevaade, et kui me tänase uuringu fookuses on 2. ja 3. taseme õppekavad, et siis mis need üldse tähendavad ja kuhu need nagu terviksüsteemis paigutuvad. Et siin slaidil on siis toodud erinevad õpiideed kutsehariduses ja miks seda õppeaastat on siin eraldi rõhutatud, on see, et kui siin on näha, et üks võimalik õpitee on ka ettevalmistav õpe, et siis see on nüüd uus võimalus, mis just nimelt siis järgmisest õppeaastast alates ka tekib. Varem oli selle koha peal kutsevaliku õpe, aga nüüd siis selle asemel ettevalmistav õpe, mis on selline ülemineku aasta siis nii-öelda nendele, kes ei ole mujal endale põhikooli järgset õppimisvõimalust leidnud. Aga nagu siit ka näha, siis 2. ja 3. taseme kutseõpe on siis kutsehariduses madalama taseme õpe ja nendel õppekavadel võivad õppida ka need, kellel ei ole põhiharidus omandatud ehk et ka täiskasvanud, kel mingil põhjusel on haridustöö pooleli jäänud, saavad siseneda 2. ja 3. taseme õppesse ja erialad, mida seal õpitakse, on siis sellised lihtsamad tööd ja 2. taseme õppes selleks, et seal õppida ja ka see kutse, millega lõpetatakse, et see ei eelda lõpetajalt iseseisvat toimetamist, et seal omandatakse oskused sellised, mida siis juhendamisel on võimalik rakendada. Nii et see sobib tõesti siis ka sellistele õppijatele, kellel on näiteks hariduslikud erivajadused või mingil muul põhjusel, kellele selline tavapärane või ka kutse keskharidus ei ole sobivaks valikuks. Ja millest veel sissejuhatuseks rääkida on siis mõne sõnaga ka kutsehariduse reformist. Kutsehariduse reform, mis nüüd mõnda aega juba on käinud, on seni keskendunud suuresti just kutse keskharidusele. Et selle eesmärk on siis muuta kutseharidus võrdväärseks valikuks või isegi tegelikult eelistatud valikuks gümnaasiumi kõrval ja siduda siis see ka paremini tööturu võimalustega, edasiõppimise võimalustega, et kutse keskharidus oleks atraktiivne valik ja et noored valiksid seda teed rohkem. Ja seetõttu on ka õppekava arendus kutsehariduses seni olnud just kutse keskhariduse fookusega, et seal on siis tulnud palju uusi õppekavasid, mis juba nüüd siis ka eelmisel aastal juba piloodi korras rakendusid ja nüüd sügisel siis täie hooga ongi kõik õppekavad või kutse keskhariduses uued. Aga selle kõrval just see madalamate tasemete õpe on saanud mõnevõrra vähem tähelepanu seni.
see ei tähenda kindlasti, et see oleks kuhugi ära kadunud. 2. ja 3. taseme õppekavad on alles, need töötavad koolides, neid pakutakse. Aga me nägime ka ise seda, et see pakkumine ilmselt ei ole piisav, valik on väike. Neid võiks olla rohkem, neid õppekavasid ja selle pinnalt siis, et asuda välja töötama ka uusi 2. ja 3. taseme õppekavasid, tundus meile, et selleks, et seda teha, tuleb eelnevalt analüüsida, kuidas need tänased õppekavad toimivad, kus on seal need head kohad, mida tasub säilitada, mis on selles õppekorralduses sellist, mida peaks muutma ja mida arvavad õppijad ise, mida arvavad koolijuhid, aga ka tööandjad nende õppekavade siis toimivusest. Ja sellepärast me selle uuringu Praxiselt tellisime. Ja nüüd tegelikult ilma pikema jututa annaksingi sõna üle Praxise. Ma vahetan siin, et slaidi esitluse ka kohe õigeks ära. Et saab Praxis siis minna edasi juba täpsemalt selle uuringu tutvustusega. Annan puldiga üle. Ja, tere siis kõigile ka minu poolt. Mina olen Marlene Allemann-Kooli, mõttekoja Praxis analüütik. Selle uuringu raames siis olnud nii analüütiku kui kaasprojektijuhi rollis. Ja et me ei peaks ennast tutvustama keset esitlust vahepeal, siis ütlen ka kohe ära, et täna on siin minuga veel Kalli Kletter, Elisabeth Kendreli ja Eve Mägi. Eve Mägi on ka selle projektijuht ja lisaks meie tiimi siis kuulus ka Reili Liivik Tallinna Ülikoolist, kes oli siis meie kambas seekord kutsehariduse eksperdina ja siis ka oma sellise praktiku kogemusena, olles olnud enne nii ise kutseõpetaja kui ka nüüd siis kutseõpetajate väljakoolitaja ülikooli tasemel. Nii et ka Reili oli meie tiimis. Aga ja, minnes edasi, millest meie täna siis räägime? Alguses hästi lühidalt selle uuringu metoodikast, siis teeb Elisabeth ülevaate 2. ja 3. taseme kutseõppest, ehk siis lihtsalt arvestades, et kõik täna siit ei ole ainult haridusvaldkonna taustaga, siis anname ka lühida ülevaate, et milline üldse on see sihtrühm ja kuidas siis praegu lood selle 2. ja 3. taseme kutseõppega on. Ja siis me oleme otsustanud, et me keskendume uuringu järeldustele ja soovitustele, et uuringu aruanne ise on väga mahukas koos lisadega ligi 200 lehekülge, et selles mõttes see saab avalikuks tõenäoliselt selle nädalal, siis saavad kõik minna täismahus seda uurima, aga täna siis keskendume järeldustele ja soovitustele, sest see ise on juba ka päris mahukas materjal. Sandra rääkis just sellest uuringu taustast, et kutseharidusreform laiemalt, mis on see kontekst, kuhu see uuring nii-öelda maandub. Aga panime siia slaididele, siis tõime ka ära selle, mis see uuringu eesmärk siis oli. Nii nagu ta oli sõnastatud selles uuringut tellida HTM-i poolt, ehk siis meie läksime teele selle sihiga, et meie eesmärk on selgitada välja 2. ja 3. taseme kutseõppes õppijate õppimist, edasiõppimist ja ka nende tööturul rakendumist soosivad, aga ka takistavad tegurid. Ehk kõik see, mis siis kas õppekorralduses, õppe sisus, õppe mahus, õppe vormis, aga ka selles, millist tuge õppijatele pakutakse, et mis selles on juba hästi, mis on võib-olla selline, mis vajaks natuke muutmist, parendamist. Lisaks oli selle uuringu osa siis teha ülevaade teiste riikide praktikatest, kuidas nemad korraldavad seda madalama taseme kutseõppe sihtrühmale suunatud õpet, et see ei pruugi olla alati täpselt samas vormis, nagu see on meil Eestis, see võib olla ka teistsugustes õpiformaatides, aga et kuidas seda tehakse mujal. Ja meie siis vaatlesime, millised on seejuures Soome, Taani ja Ühendkuningriigi praktikad. Ja lõpuks kõige selle pinnalt meie eesmärk oli siis anda soovitusi nii poliitika kujundajatele tegelikult, mitte ainult HTM-ile, aga ka sidusvaldkondade esindajatele, kutseõppeasutuste personalile, juhtidele, aga ka tööandjatele, nagu Sandra mainis, sest ka neil oli siin uuringus oma oluline osa. Et kõige selle teadmise pinnalt siis edaspidi saaks kujundada seda 2. ja 3. taseme kutseõpet nii, et see nendele sihtrühma vajadustele rohkem vastaks ja et õppijad oleksid selle kõige käigus siis rohkem ja tõhusamalt toetatud. Panime siia slaidile korraks kõigile silme, et selle uuringu uurimisküsimused, ma neid kõiki ette lugema ei hakka, aga siis on näha, et peamisi uurimisküsimusi oli 5 ja need siis keskendusid samamoodi siis nii õppele,
kui tööturul rakendumisele, edasiõppimisele. Ja, kas kellelgi veebis on küsimus? Lihtsalt kellegi mikrofon oli ilmselt sees. Takistavad, soodustavad tegurid, neid vaatlesime, nagu ma ka enne ütlesin, ja siis ka seda, et kuidas siis õppijaid paremini toetada. Hästi lühidalt, lihtsalt taustaks teile teadmine, kuidas me selle uuringu raames andmeid kogusime, sest siis ei teki küsimusi, et kust tulevad meie mingid tulemused ja kuidas täpselt, kes olid kaasatud. Ehk siis see uuring on hästi mitmekesine selles mõttes olnud, et kuidas me oleme andmeid kogunud, neid meetodeid on olnud mitmesuguseid. Kõigepealt dokumendi ja teaduskirjanduse analüüs, ehk siis analüüsisimegi erinevaid määrusi, dokumente, varasemaid uuringuid, analüüse, sealhulgas siis ka teiste riikide praktikate kohta käivaid uuringuid, analüüse, teaduskirjandust. Viisime läbi registriandmete analüüsi, seda siis selleks, et tehagi see ülevaade, et milline see teise ja kolmanda taseme kutseõppe üldse on, milline on see sihtrühm. Seejärel meie uuring hõlmas ka juhtumiuuringut. See oli see, mida me juba pakkumise etapis otsustasime, et me tahaksime vaadata, kuidas töötab Astangu kutserehabilitatsioonikeskus, kui üks rohkem toevajadusega õppijaid toetav asutus, et kuidas nemad seda õpet korraldavad, millised on nende head praktikad, nii et me vaatlesime seda. Ja siis meie uuringu käigus toimus väga mitmesuguseid intervjuusid. Sihtrühm oli mitmekesine. Alguses toimusid eksperdiintervjuud, mis siis andsid tausta nii HTM-i, MKM-i, Sotsiaalministeeriumi, Töötukassa esindajatega kui ka ühe hariduseksperdiga, kes siis kõik said enda sisendi anda. Nagu ma ütlesin, osa uuringust oli juhtumiuuring, ehk siis me intervjueerisime ka Astangu kutserehabilitatsioonikeskuse töötajaid nii juhtkonna, õpetajate kui tugispetsialistide tasandil. Siis toimusid mitmed fookusgrupi intervjuud Eesti erinevate kutseõppeasutuste esindajatega, 3 fookusgrupi õpetajatega, 2 tugispetsialistidega ja 1 juhtkonna esindajatega. Kokku siis ligi 30, 27 isikut, kes siis kutseõppeasutuste töötajate sihtrühmast said kaasa rääkida. Ja siis ka 10 tööandjat, kes siis kas on juba pakkunud teise ja kolmanda taseme kutseõppe lõpetajatele töö või praktika võimalusi või siis kes tegutsevad sellises valdkonnas ja tegevustega, et nad võiksid olla potentsiaalsed tööandjad. Ja välisriikide puhul siis toimusid ka eksperdiintervjuud nii Soome, Taani kui Ühendkuningriigi ekspertidega. Ja muidugi ei saa mainimata jätta uuringu väga olulist osa, ehk siis see pool, mis puudutab õppijate endi sisendit. Toimusid õppijate töötoad kokku 6 kutseõppeasutuses üle Eesti, erinevatest piirkondadest, erinevad erialad olid sinna hõlmatud. Ja igas õppeasutuses neist 6 siis toimus 2 töötuba teatud intervalliga. Alguses 1 selline, kus me õppisime neid õppijaid tundma, rääkisime nende taustast, varasemast haridusteest ja siis hiljem ka teine töötuba, mis siis juba keskendus rohkem konkreetselt õppekorraldusele, toe küsimustele. Ja neid õppijaid nendes töötubades siis oli 40 unikaalset osalejat kokku, et meie soovitus oli, et need võiksid olla mõlemas töötoas samad õppijad, aga võib ette kujutada, et on haigestumisi, on olukordi, kus nad ei ole teatud intervalliga, eks ju, samad, et me ühe tegime hilissügisel ja teise jaanuari lõpus veebruaris, eks ju vist. Et jah, nad ei olnud 100% nagu igas koolis samad, aga üldiselt ikkagi õnnestus saada suhteliselt sama grupp kokku mõlemal korral. Nii et ka õppijate sisend on siin uuringus olnud väga olulisel kohal. Aga annan vahepeal sõna Elisabethile edasi. Mulle meeldib see sümboolne puldi üleandmine. Aga ma teen siis ülevaate sellest, et mida saab teisele ja kolmanda tasemel õppida, kes need õppijad on. Alustades siis sellest, et meil on 11 sellist õppeasutust, kus saab õppida teise taseme kutseõppes ja 19 sellist, kus saab õppida kolmanda taseme kutseõppes. Ja need jaotuvad maakonniti umbes nii, et igas maakonnas on 1, maksimaalselt 2 õppeasutust, kus saab madalamate tasemete õppes õppida. Ja siis senise andmete põhjal 2024 andmed. Ja see igal aastal natukene muutub, et kus üldse avatakse siis teise või kolmanda taseme õppekava. Ja mis on veel oluline välja tuua sellise üldise vaate kohta on see, et see erialade valik on suhteliselt kitsas. Teisel tasemel 2024
õppijaid 5 erialal, näiteks siis puidutöötlemine, köögiabilise eriala või abiaed või metsatöölise eriala. Need on sellist tüüpi erialad. 3. tasemel on erialasid natukene rohkem, 23 oli sellist, kus oli õppijaid 2024. aastal. Ja selle üldise vaate kohta, mis seda veel iseloomustab, on see, et tugiteenused tegelikult on õppijatele suhteliselt piiratud nendes õppeasutustes. Eriti kui arvestada seda, et päris palju on madalamatel tasemetel erivajadusega õppijaid, siis mis me leidsime oli see, et kui me vaatame neid 19 õppeasutust, kus õpivad madalama taseme õppijad, siis neist 15 oli vähemalt üks tugispetsialist ja siin siis tugispetsialisti all lähevad arvesse koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog, eripedagoog, et mitte siis näiteks karjäärispetsialistid või tööhõivespetsialistid, kes muidu ka üldiselt võib-olla loetakse tugideks, aga siin neid siis ei ole loetud. Ja kui me vaatasime keskmiselt, et vaatame ka õpilaste arvu, siis me leidsime, et tavaliselt on ühe tugispetsialisti kohta 169 kuni 1360 õppijat ja keskmiselt 500 õppijat ühe tugispetsialisti kohta. Et muidugi need tugispetsialistid ju ei tegele kõigi nende õppijatega, et pigem siis toevajadusega õppijatega, aga et neid ju ka on seal õppes mitte ainult 2. ja 3. tasemel, vaid ka kõigil tasemetel kokku. Siis kes need õppijad üldse on meil kutseõppeasutustest madalamatel tasemetel? Neid on suhteliselt vähe, kui me vaatame kogu seda kutsehariduse pilti. Et 2. taseme õppe moodustab umbes 1% kõigist õppijatest ja 3. taseme õppe kuni 5% kõigist õppijatest. Et siin all tabelis te näete ka, me oleme toonud selle pildi vahemikus 2020 kuni 2024. Et me räägime siin 2. tasemel umbes 200 õppijast iga aasta ja 3. tasemel umbes 1200 õppijast igal aastal. Ja neist väga suur osa, valdav enamust õpetavad nominaalajaga. Katkestamisest ka veidi. Väga selgelt tuleb välja, et katkestamine on märkimisväärselt sagedasem 3. tasemel. Et siin see allulev joonis, need tumesinised tulbad on siis 3. taseme katkestajate osakaalud, nii mehed kui naised. Helesinised tulbad on 2. taseme katkestajate osakaalud ja need kriipsukesed seal vahel on siis see kutseõppe keskmine. Need, et 3. tasemel nii meeste kui naiste seas on katkestajaid oluliselt rohkem võrreldes kogu kutseõppe keskmisega, võrreldes 2. tasemega. Ja samas siis 2. tasemel me näeme, et on keskmisest päris palju vähem katkestajaid. Õppijate profiilist ka veidi. Mehi on rohkem 2. ja 3. taseme õppes. Vanuseliselt 2. ja 3. tase erinevad suhteliselt selgelt. 2. tasemel on see kõige noorem õppijate rühm kuni 19-aastased. Nemad moodustavad üle poole. Samas kui 3. tasemel on kõige rohkem just 25-aastaseid või vanemaid õppijaid. Et seal 60% on siis need, kes on vanuses 25+, pigem sellised siis täiskasvanud õppijad. Erivajadusega õppijate poolest paistab eriti silma just 2. tase, kus vahemikus 2020 kuni 2023 tõesti üle 90% kõigil aastatel oli haridusliku erivajadusega õppijaid. 3. tasemel on neid veidi vähem, aga seal on see osakaal kasvanud, siis 2020 oli 16% ja 2024 juba 29% olid haridusliku erivajadusega õppijad. Eelneva haridustaseme poolest seda näitab see joonis siin slaidil ka, kus on siis selge, et tumesinine tulp nii 3. kui 2. taseme puhul on eelnevalt põhihariduse omandanud õppijaid, keda on kõige rohkem, eriti just 2. tasemel, üle 70% moodustavad siis eelnevalt põhihariduse omandanud õppijad, 3. tasemel neid on ka kõige rohkem, 45%, aga et see pilt on siis nagu natukene mitmekesisem, et on ka umbes 20% eelnevalt keskharidusega, siis kutsekeskhariduse või üldkeskhariduse omandanud õppijaid. Tööturu seisust või lõpetajate tööturu seisust nii palju, et võrreldes kogu kutseõppe keskmisega me näeme, et 2. ja 3. tase pärast lõpetamist on üldiselt vähem tööga hõivatud, nende seas on rohkem edasi õppivaid lõpetajaid. Ja kui me võrdleme 2. ja 3. taset omavahel, siis aasta pärast lõpetamist, need, kes lõpetasid 2022, need on siis nende kohta käivad andmed, aasta pärast lõpetamist oli tööl üle poole 3. tasemel õpetajatest, aga 2. tasemel alla 31%. Mõned neist on siis ka õppes ja tööturul korraga. Soolises võrdluses oli see selge, et mehed on sagedamini need, kes on ainult õppes pärast lõpetamist
ja naised on sagedamini tööturul, kas siis töötavad või ka õpivad ja töötavad samal ajal. Ja vaadates siis nende sissetulekut pärast lõpetamist, on samuti selge, et teine ja kolmas tase on natukene teises olukorras võrreldes kogu kutseõppega, et kui kogu kutseõppe lõpetajad, kui me vaatame nende keskmist, siis keskmine sissetulek aasta pärast lõpetamist on 1329 eurot, kolmandal tasemel siis veidi madalam, 1157, aga teisel tasemel päris selgelt madalam, et 773 eurot. Ja, aga nagu ma ütlesin, siis pärast seda lühikest sissejuhatust ja ülevaadet läheme eelkõige uuringu järelduste ja soovituste juurde. Ja kui me reedel esitlesime oma uuringut juba kutseõppeasutuste juhtidele ja tegime seal valiku, sest aeg oli piiratum, siis täna me oleme otsustanud, et saab kõigest ülevaate ja saab kuulda kõikidest järeldustest, soovitustest. Nii et ma olen valmis, neid saab olema päris palju. Liikudes sellisest üldisemast strateegilisest poliitika kujundamise vaatest siis konkreetsemaks ja rohkem koolitasandile mingis mõttes, et ma alustan sellisest poliitika kujundamise vaatest, poliitika rakendamise vaatest ja siis me räägime konkreetselt juba sellest, mis puudutab õpet, praktikat, tööd. Aga kõigepealt meie uuringust selgelt ilmnes see, et teise ja kolmanda taseme kutseõppe korraldamine ja see, milliseid tugimeetmeid ja tugiteenuseid selle õppetaseme sihtrühmale pakutakse, on poliitika kujundamise mõttes selgelt selline valdkondade ülene küsimus ja see teenuste ja õppe korraldamine ja kujundamine puudutab samaaegselt siis nii haridus, sotsiaal kui ka tööpoliitika eesmärke ja eeldab seetõttu poliitika valdkondade ülest strateegilist koostööd. Ja seetõttu me siis, mida me soovitame? Soovitamegi kujundada teise ja kolmanda taseme kutseõppes õppijate õppimise, edasiõppimise ja tööle rakendumise toetamiseks ette nähtud poliitikameetmeid terviklikult, koordineeritult, tehes koostööd siis nii HTM-i, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kui ka Sotsiaalministeeriumi vahel. Ehk kõik need valdkonnad peaksid olema kaasatud ja selgelt kandma enda haldusalasse kuuluvat osa siis selles protsessis. Ja teiselt poolt meil on siis ka soovitus, et jah, me mõistame selline valdkondadülene koostöö sageli on Eestis keeruline ja võivad küsimused kukkuda eri ministeeriumite vahele maha. Mistõttu me siis tegime ka selle soovituse, et selle protsessi nii-öelda haldamiseks või eestvedamiseks võiks määrata projektijuhi koordinaatori, kuidas iganes me teda siis nimetame, kes oleks eelistatult ministeeriumite väline, näiteks ametis Riigikantselei juures. Kui me otsustame, et see on ühiskondlikult oluline küsimus ja selle sihtrühmaga tuleb tegeleda, et siis oleks üks projektijuht koordinaator, kes siis korraldaks seda koostööd terviklikult, koordineeritult, koostöiselt ja aitaks määratleda need probleemid, luua rolliselguse ministeeriumite vahel ja siis leppida ka võimalikud lahendused ja vastutajad haldusalade lõikes. Teise olulise järeldusena tõusis meie uuringust esile see, et teise ja kolmanda taseme kutseõppe õppijate jaoks on väga riskantsed ja keerulised sellised üleminekukohad, olgu siis kas ühest haridusasutusest teise või siis eelkõige haridusest tööturule. Kus on üleminekukoht, tekib ka risk, sest praegu enamjaolt puudub selline süsteemne koostöö haridus, sotsiaal- ja töövaldkondade vahel, ei ole sellist selget, üheselt esile kerkivat vastutajat ülemineku toetamise eest ja nii võib õppija üleminekul jääda sellisesse olukorda, kus ta on ühel hetkel väljas nii haridussüsteemi kui ka tegelikult tööturu ja sotsiaalvaldkonna vaateväljast ja võibki juhtuda, et ta jääb vajalikul hetkel tugiteenuste või tugimeetmeteta ja see paneb ta siis väga haavatavasse olukorda. Siin on ka üks illustreeriv tsitaat siis näha selle kohta. Mida meie soovitame? Soovitame siis tegeleda selle sihtrühmaga ennetavalt ja kohaliku tasandi võrgustiku töö põhimõtteid järgides. Ja meie hinnangul võiks siis selleks selgeks vastutajaks KOV-i tasandil määrata
konkreetse inimese, näiteks noorte heaolu spetsialisti, kes meil ikkagi on väga suures osas KOV-ides täna ametis, või siis kui me räägime vanematest kui 26-aastased ehk siis täiskasvanutest, siis see saab olla ka sotsiaaltöötaja KOV-i tasandil. Ja kindlasti tuleks siis sellesse kohaliku tasandi võrgustiku töösse kaasata õppija kodukohas tugiteenuseid, meetmeid ja nõustamist pakkuvaid organisatsioone, olgu siis haridus-, sotsiaal- või tööturu valdkonnas, sealhulgas ka tööandjaid, et siis valdkondade üleselt saaks neid esile kerkivaid murekohti lahendada ja vaadata siis ka ennetavalt, et milliseid teenuseid mõni inimene võib vajada, et siis tõesti edeneda nii õppes, edasiõppimisel kui ka tööturul rakendumisel. Siis veel üks oluline järeldus. Elisabeth juba ütles, et 2. ja 3. taseme õppes on võrdlemisi palju erivajadusega õppijaid. On ka ametlikult haridusliku erivajaduseta, aga siiski oma eripäradest tulenevalt keskmisest väiksema iseseisvusega, madalama töövõimega inimesi, kes siis lihtsalt just oma eripärade tõttu on haavatavad nii haridussüsteemis kui ka tööturul. Ja uuringust selgelt ka ilmnes, et kutseõppeasutustes täna napib seda ressurssi, et õppes neid õppijaid toetada, aga tegelikult ka tööandjate teadlikkus ja ka valmisolek erivajadusega inimesi palgata on kohati puudulik, mistõttu siis on raskendatud nii nende õppijate õppes püsimine, aga kindlasti ka hilisem tööturule jõudmine. Selle kohta meil on väga palju soovitusi, sest need puudutavad nii õpet kui tööturgu, et mis puudutab õppe poolt, siis kindlasti on väga oluline, et kutseõppeasutustes oleks tagatud piisaval hulgal tugispetsialiste, nende olemasolu ja seejuures mitte ainult see, et nad on seal ametis, vaid et ka see rollijaotus ja koostöö kutseõppeasutuste sees nii tugispetsialistide endi vahel kui ka tugispetsialistide ja õpetajate vahel oleks siis selgelt paika pandud, et tagada see koostöö sujuvus, kõik saaksid aru, mis on nende vastutus, nende ülesanded ja kuidas siis kõige selle käigus need õppijad on päriselt tõhusalt toetatud. Lisaks tegeleda kutseõpetajate eripedagoogiliste kompetentside arendamisega ja töötada välja ja levitada õpetajate seas siis õppematerjale, mis on suunatud just madalama taseme kutseõppe jaoks ja ka erivajadusega õppijate jaoks, sest et tänasel päeval me näeme, et õpetajad peavad tegema väga palju kohandusi, väga palju ise õppematerjale ringi tegema või nullist looma, aga kõik kutseõppeasutused ja kõik õpetajad kas või siis piiratud ajaressursist tulenevalt ei pruugi olla võimelised neid kohandusi tegema. Veel, mida me välja pakkusime, on see, et kui me räägime just tõsise erivajadusega inimestest, tõesti sellest, et on raske puue, intellektipuue, mingi väga tõsine haigus, tõsised õpiraskused. Kui on õppijad, kes vajavad ulatuslikku erituge, siis nende jaoks võiks meie uuringu tulemustele tuginedes olla sellised spetsiaalsemad lahendused, näiteks nagu Soome ja Inglismaa eeskujul, kas siis spetsiaalselt ulatuslikku erituge vajavate HEV-õppijate kutseõppeasutused või siis oleks soositud see jätkuvalt, et praeguste HEV-õpilastele suunatud üldhariduskoolide juures oleks siis ka selline kutseõppe võimalus, selline lisaõpe, et kutseõppeasutus ja üldhariduskool teevad koostööd ja õppijal on siis võimalik enda seal üldhariduskooli juures, kus ta on põhihariduse omandanud, õppida ka näiteks aastake ja omandada mingi 2. või 3. taseme eriala. Mis me soovitame siin töö poole pealt ja tööturul rakendumise poole pealt on siis see, et kindlasti laialdasemalt rakendada Sotsiaalkindlustusameti olemasolevat toetatud töötamise teenust ja Töötukassa poolt pakutavat toetatud tööle rakendamise teenust ja seejuures peaks siis kindlasti olema rohkem tähelepanu pööratud ka sellele, et tööandjad oleksid nendest teenustest teadlikumad, kui nad täna on, et suurendada siis nende valmisolekut erivajadusega inimesi palgata ja võimaldada siis seeläbi ka selle sihtrühma parem ja suurem rakendumine tööturul. Ja uuringust tuli ka mitmeid mõtteid ja ettepanekuid selles osas, et võimalusel võiks taastada kaitstud tööteenuse siis nendele inimestele, kelle erivajadus on tõesti selline, et nad saavad väga hästi seal õppes hakkama ja tulevad toime, aga et selline avatud tööturul rakendumine jääb nende puhul küsitavaks, aga et neil oleks ikkagi selline oma funktsioon ja midagi, mida teha, siis see kaitstud tööteenus võiks olla miski, mida
võimalusel kaaluda, et see oleks taaskord olemas. Aga mina siit annan sõna jälle vahepeal edasi. Aitäh! Liigume 4. järelduse juurde, kus me siis tõime välja selle, et madalama taseme kutseõppes praegu need õppijate õppimisvõimalused on suhteliselt piiratud, nii selles mõttes, et ka piirkondlik kättesaadavus. See on piiratud, aga ka eriala valik on kitsas ja see variatiivsus, mis siis kokkuvõttes takistab nii seda õppima asumist, seal püsimist, aga ka hiljem tööle rakendamist. Ja eriti puudutab see suurema toevajadusega õppijaid, kellel on veel sisseastumisel sageli see probleem, et võib-olla see üks eriala, mis neile on kodule enam-vähem lähedal kättesaadav, võib olla selline, mis hoopis nende erivajadusega ei sobi, et võib-olla sul on vaja midagi töötada mingite potentsiaalselt ohtlike masinatega näiteks, mis siis viib lõpuks selleni, et asutakse õppima võib-olla tõesti sellel ühel õppekaval, mis tegelikult ei ole seotud õppija enda huvidega, ta võimetel või ta tugevustega, mis tegelikult siis suurendab seda riski katkestamiseks ja vähendab seda võimalust hiljem ka tööle rakenduda. Me oleme siin välja toonud ühe tugispetsialisti sõnad, kes samamoodi rõhutas, et kõik ei taha olla abikokad, ei taha olla abipagarid, aga et õppijad saadetakse sageli sinna, mis on siis kodu lähedal või suhteliselt lähedal, see üks kättesaadav õppekava, aga kui see ei sobi, see valdkond ei kõneta noort, siis ta ei püsi õpingutes. Sellega seoses me soovitame kõigepealt OSKA analüüsidesse hõlmata ka erivajadusega inimeste õppimis- ja töövõimalustele ligipääsetavust, et oleks tõenduspõhiselt toetatud ka nende mitmekesisemate õppimisvõimaluste loomine ja poliitikameetmete loomine. Teiseks me tahame rõhutada, et on oluline mitmekesistada õppimisvalikuid, neid siis samadele OSKA prognoosidele tuginedes koos erinevate osapooltega arutada ja analüüsida, millised on need erialad ja millise regionaalse kättesaadavusega tuleks neid madalama taseme kutseõppes pakkuda ja mis võiksid siis olla need valdkonnad, kus uusi erialasid avada. Ja siin saab näiteks vaadata inspiratsiooniks ka näiteks Soome Telma programmi spetsialiseerumisvaldkondi. Erialade valiku mitmekesistamisel saab kasutada erinevaid paindlikke lahendusi, näiteks osaoskustepõhiseid õppekavasid, kutseõppeasutused võiksid teha rohkem koostööd omavahel erialade arendamisel, nende pakkumisel. Meil tegelikult juba kutseõppeasutuste töötajate fookusgrupi intervjuude jooksul tulid mõned sellised huvitavad, leiti selliseid sünergia või koostöökohti, mida võiks koos pakkuda. Samamoodi selle juures on oluline, et meil oleks võimalik nendel madalama taseme õppijatel omandada kõrgemal tasemel kutseõpet ilma selle keskhariduse nõudeta, et näiteks madalama taseme õppijad, kes tahaksid enda kutsealal edasi areneda, kas siis oskusi laiendada või süvendada, aga ei ole sellised inimesed, kes oleksid, kelle võimekus vastaks keskhariduse omandamisele, et neil oleks ka see võimalus. Ja kui me räägime täiendusõppe formaatidest, mingitest paindlikumatest võimalusest nagu täienduskoolitused või mikrokraadi õppekavad või muud sellised võimalused, mis on suunatud just täiskasvanutele ilma erivajaduseta õppijatele, et nad saaksid enda kvalifikatsiooni tõsta, siis need formaadid, me ei saa nendega täielikult asendada madalama taseme kutseõpet, sest et meil on toevajadusega õpilased, kellel on oluline see õpilase staatus ja sellega kaasnevad sotsiaalsed garantiid. Veel me tõime välja selle, et võiks muuta 2. ja 3. taseme kutseõppe rahastusmudelit, võtta eeskujuks ettevalmistava õppe rahastusmudeli, nii et saaks komplekteerida ka väiksemaid õppegruppe. Me tuleme selle juurde pärast natuke tagasi, et miks need väiksed grupid on just olulised, aga et õppekavade mitmekesistamise juures on oluline seepärast, et siis on võimalik avada ka sellised erialased, kus praegu võib-olla gruppe kokku ei saada. 5. järelduse juurde tulles me tahtsime välja tuua, et madalama taseme õppes on väga oluline õppijate edenemiseks paindlik õppekorraldus ja individuaalsed õpiteed. Seda seni on päris hästi pakkunud kutsevalikuõpe, mida tõid välja päris palju kutseõppeasutuste töötajad, kuigi see ei olnud tegelikult meie uuringu fookuses, aga ikkagi kerkis esile päris palju, toodi välja sellise lisaküpsemisaja võimaldajana ja erinevate erialade proovimise võimaldajana, mida praegu need tavalised 1-2-aastased õppekavad 2. ja 3. taseme õppes ei paku. Just seepärast, et toevajadusega õppijate tööturule jõudmine eeldab, et see õppekestus oleks pikem, et neil oleks võimalus kauem küpseda, arendada üldoskusi, proovida võib-olla erinevaid erialasid. Ja seehulgas, kui me näeme ette, et me tahame, et oleks võimalik õppijatel individuaalsemalt kujundada seda õpiteed, see võib tähendada ka hoopis nominaalajast kiiremini lõpendamist.
Ja need praegused näited sellest, kuidas liigutakse erinevate sama taseme erialade vahel, kas võib-olla isegi pärast 3. taset minnakse tagasi mõnele teise taseme erialale, sest et see on samamoodi võib-olla see üks ainus, mis oli kättesaadav, aga õppes on vaja püsida, sest tööturg ei ole veel, et see õppija selline areng ei ole sealmaal, et oleks piisavalt iseseisev või tööturu valmis. Need samamoodi ilmestavad seda vajadust, et need õppekavad võiksid tegelikult pikemad olla. Ja siin me oleme ka toonud ühe HTM esindaja sõnad, kes samamoodi rõhutas, et tegelikult praegu seaduslikult, et on võimalik teha neid kohandusi õppeajas ja sisus teoreetiliselt, aga kutseõppeasutustel on seda väga keeruline teha, sest et kui nad jätavad õppijad pikemalt õppesse, siis see nõuab lisaressurssi. Ja seepärast me soovitamegi pikendada 2. ja 3. taseme õppekavadel õppenominaalkestust, et saada eriti toevajadusega õppijatele lisaaega. Ja samal ajal võiks olla see õppekestus ka individuaalsem, paindlikum, et kõik saaksid valida ja läbida seda õppekava vastavalt oma võimatele ka kiiremini kui võimalik ja vajalik. Seal saab vaadata Soome eeskuju, kui vaadata üle seda rahastamismudelit, kus võiks siduda siis lahti madalama taseme kutseõppes just nominaalaega lõpetamisest selle rahastamismudeli lahti ja selle asemel hoopis soosida kvalifikatsiooni sisulist omandamist. Aga kui me siis ei pikenda nominaalkestust, siis võiks mõelda selle peale, et just suurema toevajadusega õppijad saaksid tasuta edasi õppida, et neil oleks edasiõppimisvõimalusi ilma selle kutsekeskhariduse või keskhariduse nõudeta. Ja samamoodi saab pikema küpsemisaja kaalumiseks vaadata Soome näidetele, kus on rahastatud kutseõppe kuni õppija 20. eluaastani, mis järel siis õppeasutused saavad veel 9 aastaks lisarahastusele kandideerida. 6. soovituse juures me tõime välja, et väga oluline on madalama taseme õppijate jaoks turvaline, rahulik, häid omavahelisi suhteid soodustav õpikeskkond. Ja see kujuneb välja just väiksemates õppegruppides, mis on vähem ärevad keskkonnana nendele õppijatele, aga samamoodi võimaldavad rohkem ka individuaalset tähelepanu pakkuda ja samamoodi tegelikult soodustavad õppijate omavaheliste suhete kuuluvusgrupitunde tekkimist. Ja meil õppijad just õigesti palju välja enda töötubades seda, kuidas nad tegelikult, et see on väga oluline, et neil oleks see grupitunne, et nad tunneksid üksteist hästi, sest et nad omavahel väga palju toetavad seda, et nad üldse õppes püsiksid ja hoiavad nii-öelda kätt pulsil, mida tõi ka välja siin see intervjueeritud tugispetsialist, kelle sõnad me siia slaidile panime, et samamoodi väikestes gruppides nad räägis sellest, kuidas õppijad kasvavad kokku ja hakkavad märkama, kui keegi on puudu või kui keegi ära kaob. Ja nende väikeste gruppide puhul, aga ka üldiselt õppijate vaheliste suhete soodustamiseks me soovitamegi sellele kohe algusest peale tähelepanu pöörata, korraldada õppijatele väljasõite, üritusi ja muid tegevusi, mis loovad seda grupitunnet. Samamoodi rääkides siis sellest keskkonnast ja kuidas seda muuta madalama taseme õppijatele ja toevajadusega õppijatele sobivamaks, eriti just näiteks suurtes kutseõppeasutustes me leidsime, et esiteks võiks olla kindlasti sellised oma ruumid või mingi koht, ala, kuhu nad saavad vajadusel minna rahunema või omaette olema, aga siis ka suuremates kutseõppeasutustes võiks mõelda selle peale, kas on võimalik tagada sellele 2. ja 3. taseme gruppidele mingi rahulikum osa selles suuremas õppekorpuses või oma ruumid, et just ka suurema toevajadusega õppijad tunneks ennast turvalisemalt. Ja viimaks me leidsime, et 2. ja 3. taseme õppijatele sobivad hästi sellised juhendamisel tehtavad praktilised käed külge tegevused õppetöös. Aga kuna nende iseseisv töövõimekus tegelikult ikkagi on keskmisest madalam, siis see tähendab, et töökohapõhise õppe rakendamine eeldaks väga palju lisajuhendamist, lisaaega tööandjatelt, milleks praegustes tingimustes tegelikult, mida ei peeta praegustes tingimustes väga realistlikuks. Ja seepärast me soovitame töökohapõhist õpet praegu rakendada tõesti pigem erivajaduseta täiskasvanud õppijatele, kes võib-olla juba on tööturul aktiivsed, aga tahavad enda kvalifikatsiooni tõsta. Ja kui siis mõelda laialdasemalt töökohapõhise õppe peale, siis oleks vaja selgelt rohkem ressursse tööandjatele ja kutseõppeasutustele, et kompenseerida need kulud, mis on seotud juhendamisega, töövahendite soetamisega või töökoha kohandamisega näiteks. Ja siin saab vaadata Inglismaa eeskuju, kus on erivajadusega noortele selline toetatud individuaalsete praktikaprogrammide mudel, kus siis õpetaja
õppija on väga suure osa aja tööandja juures koos tugiisikuga ja samal ajal on tööandjatele erinevad toetused, maksusoodustused. Ja ressursside tagamisel võib vaadata Taani näidet, neist saab siis meie aruandest hiljem lähemalt lugeda. 8. järelduse juurde liikudes me leidsime, et praegusest enam oleks vaja tähelepanu pöörata erialaste oskuste asemel just üldpädevuste arendamisele, et seda tõid välja nii tööandjad kui ka kutseõppeasutuste esindajad. Sest et kuigi need baasoskused on samamoodi olulised tööturule jõudes ja üldse sinna jõudmiseks, siis tegelikult tööandjatega rääkides on hästi selge see, et nende jaoks on oluline, et õppija või see uus töötaja, et ta oleks iseseisev, tal oleks kohusetunne, suhtlemisoskus ja samamoodi tegelikult meile natukene üllatuslikult rõhutasid tööandjad hästi palju just tööohutusalaseid teadmisi, et kõike muud on võimalik töökohal ka juurde õpetada, aga et need põhioskused ja sellised üldoskused just oleks olemas, et seda tegelikult hinnatakse väga palju. Ja sellepärast me soovitame üldpädevuste arendamist toetada esiteks läbi selle, et meil oleks põhikoolides senisest süsteemsem, sisukam karjääriõpe ja tehtaks koostööd rohkem kutseõppeasutustega karjääriõppes siis üldhariduskoolides. Teiseks võiks välja töötada metoodika, et Töötukassa saaks pakkuda just erivajadustega noortele nende vajadustele vastavat ja võimetega arvestavat karjäärinõustamisteenust. Lisaks oleks vaja luua juurde siis kutseõppeasutustes karjääri- ja tööhõive spetsialisti ametikohti, et oleks igal õppijal konkreetne tugi, kes aitaksid neil kaardistada nende enda tugevusi, nõrkusi ja toetada neid tööle leidmisel ja seal rakendumisel. Ja lisaks tuleks jätkata põhikoolijärgse lisaõppe pakkumisega just tõhustatud ja eritoega õppijatele ja analüüsida, et kas on midagi üle võtta Soome teemakõpimist lisaõppe pakkumisel. Ma võtan siit koht siis üle ja järgmine järeldus puudutab vastuvõtukorraldust. Nagu me juba välja tõime, siis teise ja kolmanda taseme kutseõppes õpib võrdlemisi palju erivajadusega õppijaid ja seetõttu on ka väga oluline, et vastuvõtukorraldus oleks hästi läbimõeldud ja see arvestaks sihtrühma vajadustega. Ja see läbimõeldud vastuvõtukorraldus tähendab ka seda, et juba vastuvõtu käigus siis pööratakse tähelepanu esmasele toevajaduse märkamisele, et saada siis juba enne õppeaasta algust ülevaate, milliste toevajadustega õppijad õppesse tulevad. Ja see omakorda aitab siis tugisüsteemi tõhusamalt korraldada ja pakkuda õppijatele seda edaspidi vajalikku tuge õigel hetkel. Ja samuti aitab selline läbimõeldud ja toevajaduse märkamisele suunatud vastuvõtukorraldus ka ennetada näiteks selliseid olukordi, kus õppesse astub tõesti õpilane, kelle erivajadust ja eriala spetsiifikat arvestades tegelikult see eriala talle ei sobi. Ja mida me sellest tulenevalt soovitame, on siis esiteks tagada, et vastuvõtukomisjoni kuulub alati lisaks õpetajatele kindlasti ka vähemalt üks tugispetsialist, et nii on võimalik juba vastuvõtu käigus siis märgata ja hinnata õppija erivajadust ja läbi mõelda, kuidas teda õpingute ajal paremini toetada. Ja nooremate õpilaskandidaatide puhul on oluline teha vastuvõtuprotsessis koostööd ka nende vanematega või eestkostjatega ja selgitada, kui oluline on vastuvõtuprotsessis rääkida ausalt õppija erivajadusest ja jagada ka infot selle kohta, milliseid tugimeetmeid ta varasemalt on saanud. Ja seehulgas peaksid koolid selgelt kommunikeerivad seda infot ei küsita selleks, et kedagi välistada, vaid selleks, et siis õppes õppijat paremini toetada. Ja lapsevanematega või eestkostjatega tuleks koostööd ka pärast õppima vastuvõtmist jätkata ja nende loal siis teha koostööd varasema õppeasutusega, kus õppija on õppinud, olgu selleks siis üldhariduskool või ka näiteks mõni teine kutseõppeasutus ja paluda siis sellest varasemast õppeasutusest õppija iseloomustust, mis aitaks kavandada tugiteenused temale sobivamalt. Nii. Ja kui eelmistest soovitustest tuli juba natuke teemaks lapsevanemate kaasamine ja koostöö, siis läheme ka täpsemalt lähiliikuva toe teema juurde. Et meie uuringust ilmus, et teise ja kolmanda taseme kutseõppe õppijate õppida mängib väga olulist rolli nende perekondlik taust ja lähilinkonna tugi ja see mõjutab nii õppesse asumist, õppes püsimist, mõjutab ka praktika läbimist ja hilisemat tööle rakendumist. Ehk kui õppijal on kodust olemas aktiivne ja järjepidev tugi, siis see aitab tal õpingutega paremini toime tulla, see aitab tal õpimotivatsiooni üleval hoida ja ka probleemide korral neid lahendada. Aga samas meie uuring näitas, et paljudel teise ja kolmanda taseme kutseõppe õppijatel ei ole sellist toimivat ja tugevat tugivõrgustikku.
ja selline nõrk või sootuks puuduv kodune tugi tähendab ka, et neil on õppetöös keerulisem hakkama saada. Ja takistuseks võib meie uuringu tulemuste põhjal osutuda ka selline vastupidine olukord, kus näiteks õppijavanemad on liiga kontrollivad või ülehoolitsevad ja sellisel juhul ei teki õppijal võimalust oma iseseisvust kasvatada ja otsuseid ise teha ja vastutust võtta. Ja mida see tähendab on, et lapsevanemate vaates tuleks õppijat järjepidevalt ja usaldavalt toetada, julgustada teda iseseisvalt tegutsema, vastutust võtma, oma kohustusi täitma, nendega toime tulema. Ja seehulgas peaksid lapsevanemad olema kursis ka õppija erialaga ja õppetööga ja hoidma kutseõppeasutusega regulaarset koostööd. Ja muidugi siis kõige kõrval ka märgata varakult raskusi ja vältida sellist liigselt kontrollivat või ülehoolitsevat sekkumist. Ja koolidel me soovitame samuti pöörata tähelepanu lapsevanemate toetamisele, teavitamisele ja selleks võiksid kutseõppeasutused kujundada ja ellu viia selliseid süsteemseid lapsevanemate suunatud teavitus- ja tugitegevusi, olgu nendeks siis infopäevad või koolituspäevad või nõustamised, mis ühelt poolt aitaksid vanematel paremini mõista õppija arenguvajadusi ja kutseõppe eripärasid, samuti aitaksid mõista tasakaalustatud toepakkumise olulisust, aga teiselt poolt siis annaksid vajadusel lapsevanematele ka infot olemasolevatest tugimeetmetest ja teenustest, mis on siis õppijale või nende peredele kättesaadavad. Nii, ja liikudes järgmise järelduse juurde, mis puudutab õpetajate ettevalmistust ja töövahendeid, siis meie uuringust ilmnes, et kutseõppeasutuste õpetajad on küll enamasti oma eriala väga head asjatundjad ja neil on väga tugev praktiline kogemus, aga samas neil kas puudub pedagoogiline ettevalmistus või kui neil on õpetaja kutse või haridus olemas, siis paljud neist siiski tunnevad, et neil jääb puudu eripedagoogilistest teadmistest ja oskustest, millega siis keskmisest suurema toevajadusega õppijat toetada. Ja väljakutseks on ka see, kuidas märgata hariduslike erivajadustega õppijate tugevusi ja kuidas neid siis teadlikult õpitava eriala kontekstis rakendada. Lisaks tunnevad õpetajad meie uuringu tulemuste põhjal puudust madalama taseme kutseõppele ja erivajadusega õppijatele suunatud õppematerjalidest, nagu siin juba enne ka jutuks tuli. Ja see tähendab, et õpetajad peavad neid sobivaid õppematerjale kas ise looma või kohandama, mis suurendab jällegi nende töökoormust. Ja mida me sellest tulenevalt soovitame, on esiteks analüüsida kutsepedagoogika ja õpetaja tasemeõppe õppekavasid ja just siis mitmekesise toevajadusega õppijate toetamiseks vajalike kompetentside vaatest ja lisada õppekavadesse selliseid aineid, mis siis annavad õpetajatele mitte ainult pädevusi toevajaduse märkamiseks, vaid ka need praktilised oskused kutsehariduses õppetöö kohandamiseks ja nende õppijate toetamiseks. Siis me samuti soovitame töötada välja ja pakkuda kutseõppeasutuste õpetajatele kutseõppe spetsiifilisi täienduskoolitusi, mis keskenduvad eripedagoogilistele teadmistele. Ja lisaks tasuks õpetajatele järjepidevalt tutvustada ja soosida nende osalemist Erasmus+ kutseharidustöötajate õpirände võimalustes, et ammutada siis ka välismaalt praktikaid ja inspiratsiooni. Lisaks me soovitame siis, nagu siin ka varasemalt tuli välja, tagada õppematerjalides see soovitus oli juba varasemalt ka, seda on uuesti üle ei loe, aga tagada kutseõppeasutustes piisava hulga tugispetsialistide olemasolu just õpetajate vaatest, et siis vähendada ka nende vastutust ja töökoormust ja läbipõlemise riski. Ja jätkates tugispetsialistide teemal, siis meie uuring näitab, et teise ja kolmanda taseme kutseõppes õppivad erivajadusega õppijad tõesti vajadavad seda täiendavat tuge, et õpingutega toime tulla, hiljem ka tööle suunduda ja siin on hästi oluline roll tugispetsialistidel, aga nende abi ei ole paraku praegu kutseõppeasutustes piisavalt kättesaadav. Ja selle põhjuseks on ühelt poolt siis tugispetsialistide üldine nappus Eesti haridussüsteemis, aga teisalt ka see, et olemasolevate tugispetsialistide võimalused ennetustööks ja õppijatega vahetuks töötamiseks on piiratud suure halduskoormuse tõttu. Ja see tugispetsialistide puudus ja ülekoormatus ei mõjuta ainult õppijaid, vaid ka tegelikult õpetajate tööd, kellel siis omakorda on suurem vastutus ja seeläbi ka pikemas perspektiivis on õpetajate läbipõlemise risk. Nii, ja siinkohal kehtib ka seesama soovitus, mis me juba varem välja tõime, et tagada siis tugispetsialistide olemasolu ja panna selgelt paika koolipersonali rollid ja vastutuse
Aga lisaks me soovitame kujundada rühmajuhendaja ametikoha ja rolli nii, et tegemist oleks täiskohaga tööga, mitte siis millegagi, mida õpetajad teevad õpetamistöö kõrvalt. Ja seejuures tuleks rühmajuhendaja ühe ülesande näha ette ka õppija toevahetuse tuvastamise, mis omakorda eeldab rühmajuhendajate eripedagoogiliste pädevuste arendamist. Ja samuti võiksid rühmajuhendajad siis vastutada selle eest, et vajalik info liigub õppijate, õpetajate ja tugispetsialistide vahel. Nüüd, kui rääkida teise ja kolmanda taseme kutseõppe lõpetajate tööturul ja just selle lõpitud erialade rakendamisest, siis selle üks oluline toetav tegur on ettevõtte praktika läbimine. Ja seejuures mängib hästi olulist rolli õppija esimene praktikakogemus, et kui see esimene praktikakogemus on positiivne ja jõukohane ja arendav, siis on ka suurem tõenäosus, et õppija jätkab sellel samal erialal ja hiljem liigub ka edukalt tööturule. Ja meie uuring näitas tegelikult ka, et mitmed õppijad siirduvadki tööle oma praktikabaasi. Ja praktika tulemuslikkust mõjutavad nii õppija enda motivatsioon ja töötahe, kui ka tegelikult kutseõppeasutuse poolt pakutav tugi õppijale ja kutseõppeasutuse ja praktika kohta pakkuva tööandja omavahel koostöö ja selle efektiivsus. Ja mida me sellest tulenevalt soovitame, on tagada, et kutseõppeasutustes oleks ametis praktikakoordinaator või tööhõivespetsialist, kes siis toetab õppijaid nii praktikakoha otsimisel kui ka kandideerimisprotsessis, aga kes on samaaegselt ka koolipoolne kontaktisik tööandjale. Ja ühtlasi peaks praktikakoordinaatori või tööhõivespetsialisti ülesanne olema kindlustada, et enne praktikat toimub õppija ja koolipoolse praktika juhendaja ühine külastus praktika kohta, et tutvuda siis sealse töökeskkonnaga ja hinnata, kas see on sobiv sellele õppijale. Ja samuti peaks praktikakoordinaator või tööhõivespetsialist siis kindlustama selle, et seotud osapoolte vastutus on praktika ajal selge ja et praktika lõppedes toimub ka selline kokkuvõttev tagasiside vestlus. Ja lisaks me soovitame tagasiside kogumise vaatest luua tööandjatelt praktikaperioodi järel tagasiside kogumise süsteemi, et seirata siis pakutava kutsehariduse kvaliteeti ja võtta kutsehariduse arendamisel arvesse ka tööandjate arvamusi ja kogemusi. Ja selle süsteemi loomisel võiks seejuures eeskuju võtta näiteks Soomest, kus tagasiside kogumine toimub küsitlustega ja on korraldatud keskselt, mis tähendab, et see toimub ühtsetel alustel ja võimaldab siis koguda riiklikul tasandil võrreldavat infot. Ja jätkates praktikakorralduse teemal, siis meie uuringust selgus, et koolivälise või ettevõtte praktikakorraldus ei arvesta alati piisavalt teise ja kolmanda taseme kutseõppijate eripärade ja vajadustega. Sageli suunatakse õppijad ettevõtte praktikale üsna vara õppeprotsessis, mis tuleneb muidugi osaliselt ka sellest, et õppekavad ongi lühikese kestusega, aga see tähendab, et õppijad lähevad praktikale tihti nii, et nad ei tunne ennast selleks piisavalt ettevalmistatuna. Ja lisaks võib praktika maht olla korraga liiga suur ja õppijad ei saa alati piisavalt juhendamist ja tuge praktika ajal. Ja probleemiks on ka see, et praktikakohti ettevõtetes napib, õppijatele on raske endale kohta leida, aga samal ajal on surve praktikat läbida suur ja seetõttu sooritavad tihti just suurema toevajadusega õppijad alternatiivina praktika tegelikult koolis, aga jäävad seeläbi siis ka ilma päris töökogemusest tööturul. Ja mida saaks teha praktikakorralduse tõhustamiseks on esiteks siis jällegi tagada nende praktikakoordinaatorite või tööhõivespetsialistide olemasolu, kes siis toetavad õppijad kandideerimisprotsessis ja praktikakoha otsimisel, et üldse tagada see ettevõtte praktikale pääsemine. Ja lisaks me soovitame koolidel muuta praktikakorraldust järk-järgulisemaks ja õppijatele jõukohasemaks, mis tähendab, et praktikaga ei peaks alustama liiga vara õppeprotsessis ja esimene kooliväline praktika võiks olla lühema kestusega. Ja samuti võiks enne pikemat praktikat alustada sellistest lihtsamatest tegevustest, näiteks kasutada vaatluspraktika formaati, tööharjutusi, ka lühikesi ettevõtte külastusi või selliseid individuaalseid praktika ampse. Ja kasu võib olla just sellest, kui need esimesed tegevused viiakse läbi koos kogu õppegrupiga ja koos koolipoolse juhendajaga. Tööandjatel me soovitame tagada, et praktikandil ja just eriti juhul, kui tegu on suurema toevajadusega õppega, oleks töökohal üks kindel juhendaja, kes praktikandile ülesandeid annab, kes teda suunab, nende ülesandete täitmist kontrollib ja kes on ka toeks probleemide korral. Ja suurema toevajadusega õppijad vajavad üldjuhul rutiini ja turvatunnet,
ja selline pidev töökohapoolsete juhendajate vahetumine võib tekitada õppijates segadust ja seeläbi siis ka pärssida nende motivatsiooni praktikal osaleda, mis tähendab omakorda ka kokkuvõttes, et tööandja praktika läbiviimise kogemus kannatab. Aga jõudes meie uuringu viimase järelduseni, siis teise ja kolmanda taseme kutseõppe lõpetajate tööle jõudmist mõjutab suuresti see, kuidas tööandjad erivajadustega inimestesse suhtuvad ja milline on nende valmisolek võtta tööle inimest, kes võib vajada tavapärasest rohkem tuge ja juhendamist. Ja meie uuring näitab, et praktikas ei ole tööandjate jaoks niivõrd määrav see, millisel kutseõppe tasemel õppija on õppinud, vaid pigem loeb tööandja üldine suhtumine erivajadustega töötajatesse. Ja takistuseks võivad saada ka eelarvamused, näiteks arusaam, et sellise inimese palkamisega kaasneb palju lisakohustusi või aeganõudvat bürokraatiat. Samas meie uuring näitab ka seda, et tööandjate hoiakuid mõjutavad väga palju nende endi kogemused ja üksikjuhtumitel on ka oluline kaal tööandjate valmisoleku kujundamisel. Ehk siis, kui tööandjal on varasem kogemus selle sihtrühmaga, kui see kogemus on olnud positiivne, siis suureneb ka nende valmisolek tulevikus sarnase profiiliga inimesi tööle võtta ja samuti kujuneb neile realistlikum arusaam selle sihtrühma vajadustest ja võimetest. Ja mida meie uuring veel näitab, on see, et teise ja kolmanda taseme kutseõppe lõpetajate tööle rakendumisel mängib rolli ka see, et tööandjad tulevad tavaliselt hõlpsamini toime töökohal füüsiliste kohanduste tegemistega, aga nende jaoks on keerulisem hakkama saada töötajate vaimse tervisega seotud eripäradega. Ja mida me soovitame, on tõsta tööandjate teadlikkust erivajadustega inimeste eripäradest, fokusseerides siis eeskätt vaimse tervise probleemidele ja nende mõjule töökohal ja samuti siis tõsta tööandjate teadlikkust olemasolevatest tugimeetmetest ja teenustest nende jaoks ja nende taotlemise reeglitest või protsessist. Ja seejuures tuleks tööandjatele läheneda pigem personaalse lähenemise kaudu, mitte selliste üldiste teavituskampaaniatega. Samuti me soovitame tõsta esile tööandjate jaoks, et erivajadusega inimesed on mitmekesine grupp, kellel on ka erinevad tugevused, mis võivad tööandjatele väärtust luua, millest tööandjad ei pruugi hetkel teadlikud olla. Ja tuleks soodustada kogemuste vahetamist tööandjate vahel, et kui näiteks ühel ettevõttel või asutusel on olemas see positiivne varasem kogemus, siis selle kaudu ka julgustada või inspireerida teisi tööandjaid. Lisaks me soovitame analüüsida seadusandlike meetmete ja võimalike toetusmehhanismide mõju tööandjate valmisoleku suurendajana ja siis vajadusel rakendada neid tõhusaid meetmeid, et siis suurendada tööandjate värbamisvalmidust selles sihtrühmas. Ja tööandjatele me soovitame leida igale erivajadusega töötajatele vähemalt alguses individuaalne juhendaja, kes on siis kannatlik ja empaatiline ja kellel võimalusel on ka juba varasem kokkupuude selle sihtrühmaga ja tagada, et nii praktikajuhendajad kui ka alustava töötaja mentorid on läbinud juhendamiskoolituse. Aga sellega me olemegi oma tänase esitluse lõppu jõudnud. Täname teid kuulamast ja oleme valmis vastama küsimustele. Ja suur tänu selle väga põhjaliku ülevaate eest. Soovitasin tõesti väga palju ja nagu juba kuulsite, siis see on praegu küsimuste aeg. Kõik need, kes veebis kuulavad, saavad ka küsida või ka lihtsalt võib-olla esmaseid mõtteid kuuldust jagada, et selleks palun andke käega märku ja siis saab kohe teile sõna anda. Ja koha peal siis samamoodi tegelikult, et on võimalus küsimusi küsida, võib-olla alustuseks lihtsalt ka sellist esmaseid muljeid jagada, et mis mõtted teil tekkisid, kui te neid soovitusi kuulasite? Ma arvan, et mõtted olid väga head, aga ma mõtlesin, et kas kuna neid erialasid on vähe, et kui te tegite teiste riikidega mingit koostööd, et kas sealt tekkis mingeid mõtteid, et milliseid erialasid võiks veel olla? Ülipalju ei tulnud, aga nagu me mainisime seda Soome Telma programmi, mis on siis mõeldud erivajadusega õppijatele, kes ei pruugi rakendada üldse tööturul, aga neil on ikkagi võimalik selle programmi käigus valida mingi lisaks sellistele üldoskustele ja funktsionaalsete võimete arendamisele ka mingi erialane suunitlus, et siis seal oli sarnaseid asju nagu meil sellist puhastusteenindust ja sellist, aga mis veel mulle jäi märksõnadena meelde, oli selline kinnisvarahooldus ja seal oli laotöö ja kulleriteenus, mida minu arust meil sellisel kujul hetkel ei eksisteeri. Et sellised mõtted jäid kõlama.
aga et me tegelikult neid selliseid üksikuid mõtteid ei ole nagu edasi analüüsinud, Jah. et me ei, Et sellepärast kuidas- me ka siin soovitustes ei toonud kindlad erialased välja, et see on otseselt. Aga mis tuli jah jutuks, nagu sa ka ütlesid, on see, et OSKA tegelikult ka ju oma raportites ei ole sellele sihtrühmale spetsiaalselt tähelepanu pööranud, et me räägime küll, et võiks kõik töökäed ära rakendada, aga et kuivõrd me oleme seda sisuliselt analüüsinud, mida nad teha võiksid, et ma arvan, see on laiem küsimus, mitte ainult küsimus HTM-ile ja ainult madalama taseme kontekstis. Veebis on esimene käsi Veronika. Ja tere. Kas te kuulete mind? Jah. Ja, väga hea, super. Aitäh selle uuringu tegemise eest ja väga huvitavad nii see eelinfo kui need järeldused, et väga huvitav oli kuulata, väga minu arust tõsiseid ettepanekuid on tehtud. Mul tekkis tegelikult lihtsalt paar sellist reaktsiooni ja siis küsimust, et mind väga pani imestama see, et see näiteks õppijate osakaal üleüldse teisel ja kolmandal tasemel, et kui vaadata, eks ju, seda HEV-ide protsenti seal, siis see on nagu meeletult suur, aga samas, et kõikidest õppijatest siis teise ja kolmanda tasemel õppijaid on ikkagi oluliselt vähem, et kas seal nagu taga on pigem see, et ongi seesama erialade valiku puudulikkus ja või siis on ka seal see, et tegelikult enamik on võib-olla hoopiski 9. lõpetades 9. klassi, siis nagu heituvad ja siis on need nii-öelda, mis tõstavad meie seda neetide osakaalu, eks ju, meie noorte seas. Et see oli nagu üks selline, mis mul reaktsioon kohe tekkis. Teine reaktsioon, mis mul tekkis, oli see ja siis ka küsimus, et meil on see valdkondaülene koostöö, et see on minu arust nagu nii hästi tuli välja, et tõesti, et natukene sellist silostumist, natukene on veel hästi öeldud, et sellist silostumist meil on, aga meil on olnud ka varasemast ju ajast selliseid koostöiseid nii-öelda muudatusi, ma ei tea, näiteks Innovest karjääriõpe viidi välja, viidi Töötukassasse, et tegelikult oleks huvitav ka aru saada, et kui hästi see siis toimib ja näiteks, et millised on need näiteks juba nüüd väga spetsiifilised tagajärjed sellel ja millised võiksid olla need, ma ei tea, mingisugused ettepanekud selle nagu paremaks muutmiseks, et ma näen juba Liine siin käsi on üleval, mina alati ütlen, et Vokos on väga hästi. Mulle tundub, et see on sellepärast, et Voko on kohaliku omavalitsuse kool, eks ju, et siis neil on see läbi nagu kõikide nende haridustasemete nagu mega hästi korraldatud see koostöö KOV-i, koolide, kutsepasutuste, nende tugispetsialistide, Töötukassa, kõik nii-öelda need võrgustiku olulised liikmed on nagu väga hästi toimivad, et siis olekski nagu huvitav teada, et mis on siis saanud nendest, et kuidas see ülejäänud Eestis siis toimib või mitte. Mulle endale tundub, et praegusel hetkel on Töötukassa eesotsas ka väga noorte töötusega seotud mure nii-öelda lahendamisele avatud kõrvade ja pilguga juht, et on nagu valmis ka, ma arvan, väga kaasa töötama sellel teemal. Ja siis võib-olla sellised konkreetsemad küsimused olid mul sellised, et mind hämmastas tugispetsialistide ja õppijate suhe, see oli ikka päris hull. Et selles mõttes, et kas te oma analüüsis teete ka mingeid ettepanekuid, et mis need konkreetsed tugispetsialistid, et kas me jääksimegi, pigem ongi mõistlik jääda nende sama selle trio juurde, keda te nimetasite, või siis seda võiks ka kuidagi laiendada. Muidugi te mainisite neid tööhõive spetsialiste või karjäärispetsialiste, aga need on praegu hetkel, eks ju, Töötukassa juures. Aga kas seal veel kedagi näete ja mis see selline nagu edukas suhe õppija ja tugispetsialisti või tugispetsialist mitme õppija kohta võiks olla? Ja siis vastuvõtuga seoses mul oli küsimus, et kas vastuvõtu osas
see põhjalik vastuvõtukorraldus, et kas see ettepanek puudutas nüüd ainult 2. ja 3. taseme õppekavasid või ka tegelikult teisi õppekavasid, sest et mulle endale tundub, et mõistlik on, kui ta on nii-öelda läbivalt, sellepärast et vahest võib ka sinna 4. tasemele sattuda täiesti vale eriala ja inimese nagu selline kokkupanek. Aitäh, ma loodan, et ei jäänud liiga palju infot, et saite küsimused kirja. Ei, väga huvitavad olulised mõtted. Ma teen otsa lahti, teised saavad täiendada. Võib-olla alustades sellest, et kas me keskendusime ainult siis, kas ettepanek vastuvõtu korralduse kohta on ainult 2. ja 3. taseme kohta. Et tegelikult peaks ütlema, et jah, et me keskendusime tõesti ainult 2. ja 3. tasemele, aga nagu ise peale välja tõid, siis see on väga oluline mõttekoht, et kui jõuavadki 4. tasemele õppijad, kes kas siis ei peaks olema 4. tasemel või jõuavad valele erialale, et tegelikult siis ikkagi kõigile ja see ju ongi praegu ka kohustuslik, et oleks tugispetsialist vastuvõtuprotsessis. Ja nagu me ütlesime, seal 2. ja 3. tasemel on ju oluliselt rohkem neid, kellel on suurem toevajadus ja kui nemad on sellest protsessist toetatud, siis on tõenäoline, et ka kõik need, kellel ei ole erivajadust, on selles samas protsessis tegelikult hoitud ja toetatud. Et jah, meie uuring keskendus 2. ja 3. tasemele, aga kui see protsess on juba selliseks loodud ja kujundatud, siis muidugi, miks mitte. Ja tugispetsialistide arvu kohta me ei ole kindlasti õiged inimesed ütlema, mis see suhe võiks olla, aga kui me seome nüüd selle kokku teiste meie uuringu leidudega, siis mõtleks, et esiteks, mis juba leevendab seda vajadust nagu rohkemate tugispetsialistide järele, on see rühma juhendaja roll. Kui see oleks hästi täidetud, sisustatud, et siis ei pea olema meil võib-olla 10 sotsiaalpedagoogi või psühholoogi. Aga me tegelikult rääkisime ka selliste kutseõppeasutuste tiimidega, kus öeldi, et jah, et meil on kõik need kohad, ametikohad on täidetud, võib-olla mõnda on isegi topelt, aga et ikkagi on puudu, ikkagi me ei jõua nende õppijateni selle halduskoormuse pärast, et ei olegi ainult küsimus jah selles, et kui palju neid on ühe õppija kohta, kuigi see tundub natukene šokeerivat, keskmiselt 500 õppijat ühe tugispetsialisti kohta, aga palju on ka selles töökorralduses kinni, on see, mida meie saame öelda, et uuringu põhjal võib-olla koolide esindajad oskavad kommenteerida, et seda suhet, et milline selline optimaalne suhe võiks olla. Ja tegelikult need karjäärispetsialist või tööhõivespetsialist või praktikakoordinaator, mida me mainisime, et me ei mõelnud neid ka ju ainult töötukassa juures, vaid ikkagi päriselt ka koolis koha peal, et kool suudab teha ühelt poolt head tööd nii õppijate toetamisel, et õppijad oleksid enesest teadlikumad, kui nad suunduvad tööturule või on suundumas, aga teiselt poolt oleks siis selle karjäärispetsialisti, tööhõivespetsialisti, kuidas iganes me tema ametinimetuse siis kuskil koolis määratleme. Tema töö osa võiks mitte olla siis ainult ka see õppijatele suunatud töö, vaid kindlasti ka tööandjatele suunatud töö, et kutseõppeasutuse ja tööandjate koostöö selles piirkonnas ja ka laiemalt, et otsida, et kui sa tead, et sul on erivajadusega õppija, kes õpib Tallinnas, ega suundub tagasi, ma ei tea, Pärnusse oma kodukohta näiteks, et see karjäärispetsialist või tööhõivespetsialist suudaks vaadata nagu kaugemale, aidata seal õppijal otsida neid praktika või töökohti just seal kodukohas, kuhu ta tagasi läheb. Et ma arvan, et see tuleb päris korralik täiskohaga töö, kui seda teha niimoodi, et see on nii õppijate kui ka tööandjate suunal, et jah, sellisele klassikalisele koolipsühholoog, eripedagoog, sotsiaalpedagoog, et sinna tegelikult saab seda lisa nii rühma juhendaja kui ka tööhõivespetsialisti näol kindlasti luua. Ma lihtsalt tahan kommenteerida, et tegelikult kutseõppeasutuse vastuvõtukord või siis määrus, mis reguleerib asutuste vastuvõtmist, et seal on väga selgelt sätestatud, et vastuvõtukomisjonis peab olema tugispetsialistide esindaja just nimelt selleks, et hinnata nii-öelda selle õppija toevajadust võimalikult varases etapis, et see toe pakkumine saaks toimuma kohe õpingute alguses, mitte mingisuguse ajalise nihkega, et kui probleemid hakkavad kuhjuma. Nii et selles mõttes nagu see on õigusaktides on see kirjas, kuivõrd koolid seda rakendavad, see on nüüd omaette küsimus ja seal on nagu väga raske panna ka näppu peale, et siis peaks nagu tegema täiesti eraldi mingisuguse kohtumise või uuringud, et kuidas siis tegelikult need tugispetsialistid on vastuvõtuprotsessi kaasatud ja mis rolli nad seal mängivad. Just, ega me ka järelevalvet ei teinud, aga ma arvan, et see on juba ka see, et koolidel ei jää see, ma arvan, et kui see ka ei rakendu 100%, et see ei jää tegelikult tahte või kuidagi nagu valmisoleku taha, vaid võib-olla ka selle taha, et
tugispetsialiste ongi vähe, aga nad peaks osalema kõikidel vastuvõtuvestlustel, siis ma arvan, tekib uuesti see ressursi küsimus ka. Aga Liine on kaua oodanud sõnajärge, nii et sõna sulle. Ja tere! Mind natukene tegi nukraks selle uuringu tulemuste kuulamine, sest seda enam-vähem sama juttu erinevas kastmes olen mina kuulnud ja rääkinud 15 aastat. Selles suhtes natukene oli nagu kurb, et me tuleme suures plaanis ikkagist samadesse kohtadesse tagasi. Ja kui siis vaadata, et mis siis nagu selle 15 aasta jooksul siis nagu muutunud on, siis kindlasti on asju, mis on läinud paremaks, aga rohkem on asju, mis on jäänud samaks. Et see lihtsalt, ma kuidagi nagu lootsin, et äkki seekord on nagu paremad tulemused, aga kahjuks suuresti ei ole. Et need võib-olla asjad, millele mina tahaksin tähelepanu juhtida, on järgmised, et kuna ma vahepeal käisin kabinetist väljas, siis võib-olla ma just olin nagu strateegiliselt valel hetkel väljas, küsin üle, kas oli juttu teil ka sellest, et koolid hindasid, et toevajadusega õpilase puhul, teise kolmanda taseme õpilase puhul ettevõtte praktikal olemise ajal töötukassa teenuste kasutamine võiks olla mõeldav. Seda me oleme ka rääkinud hästi kaua aega, et need on need õpilased, kes vajavad juba õpingute ajal töötukassa teatud teenuseid, millel on hinnalipik küljes. Ma arvan, et väga paljude koolide üksmeelne arvamus on see, et see tugiisikuga töötamine on see, mida tegelikult on vaja, et see on hästi tore, et väga paljud tööandjad leiavad oma meeskondade seest need rahulikud, toredad, meeldivad inimesed, kes tahavad juhendada, aga seal tekib see et väga sageli sõltub nende sarnast tööd tegevate inimeste palk nende tööjõudlusest ja nad ei ole huvitatud oma palga vähenemise arvelt võtma endale praktikanti, keda on vaja hästi palju juhendada, võib-olla talle igat asja kordavalt nagu ette öelda. Et kas sellest oli ka teil juttu, et just, et töötukassa saaks tulla mingite rahaliste teenustega juba töösse ajal, kui laps on veel tegelikult kooli nimekirjas, mis on praegu olnud ju see takistus, et töötukassa saab pakkuda karjäärinõustamist, aga neid teenuseid, millest päriselt on kasu, kas siis töökeskkonna kohandamine või tugiisikuga töötamine, neid ei saa ju pakkuda senikaua, kuni ta ei ole nii-öelda full on töötukassa klient. Ja nende intervjuude põhjendus mina tegin, minu meelest meil sellist ettepanekut ei tulnud lauda, aga see läheb tegelikult kokku selle ettepanekuga, mis puudutab valdkondade ülest koostööd, et millele tuleks siis peale vaadata nii tööpoliitikat kujundavate ja rakendavate institutsioonide kui ka siis HTM ja koolide poole pealt, et see on hea näide sellest, kus see valdkondade ülene koostöö peaks realiseeruma, et kui koolid ja tööandjad kõik tunnevad, et see oleks oluline, siis see on see pool, kus MKM ja töötukassa saavad tulla vastu ja mõelda, et kuidas seda reaalselt siis kujundada ja korraldada seda meedet, et kindlasti, ma arvan, see on üks näide sellest valdkondade ülesusest. Aga ma ei tea, kas teistel midagi kommenteerida lisaks, et hea mõte. Jah, hea mõte, väga hea mõte. Kirjutame alla. Aruanne meil üleval ei ole, nii. Jälle on kurb, et tegelikult, kui me mõtleme, et ma arvan, et aasta võis olla, see oli kindlasti enne Covidit, kui sellest räägiti nagu nii palju erinevatel kohtumistel ja vahepeal oli tunne, et äkki nüüd juba läheb asjaks. Ja siis tuli jälle HTM-i ja SOM-i vahele mingisugune põhimõtteline selline takistus, et see sihtrühm on kogu aeg olnud tegelikult nagu nendes süsteemi üleminekute aukudes. Ja lihtsalt nagu nukker on mõelda, et me anname sellele nii palju rohkem õhku sellele teemale, me räägime sellest nii palju rohkem, see on meedias nii palju rohkem, see on lapsevanemad on muutunud järjest teadlikumaks nõudes oma lapsele tegelikult neid tingimusi, millele tal on õigus ja vaatamata sellele me oleme ikkagist kohas, kus tegelikult ju nagu ei ole hästi, et kui Veronika siin rääkis, et Vokos mingisugused asjad
töötavad hästi ja tõenäoliselt on üks põhjus see, et me oleme KOV-i kool, siis vot seda ma ei oska öelda, kas seal see põhjus on. Et kindlasti ei tööta meil need asjad, Veronika, nii hästi, kui sa räägid, et probleeme on hästi palju. Et see, mida pakuti välja, et see nominaalse õppeaja pikendamine, see on kindlasti üks hea praktika ja tegelikult see ei taandu ka nii väga ressursi taha, sest et näiteks need grupid, keda meil nominaalselt pikendatakse, nad on ju kõik, eks ju, toevajadusega märkega õpilased, kui kogu klassile tehakse IÜK ja pikendatakse õppeaega näiteks poole aasta võrra, siis see annab juba õpilastele väga suure nagu muutuse juurde. Ja meie 3. taseme õppekavadest on seda 4 teinud ainult 1. Ja teised erialad ei pea seda vajalikuks, et seal tõenäoliselt on ka mingisugused sellised valdkondlikud erinevused, aga kindlasti see on üks niisugune praktika, mida võiks rohkem tõenäoliselt teha. Ja see oli võib-olla ka niisugune hea mõte, mida võiks koolidele rohkem laialt jagada, et tavapärane on ikkagist ju see, et ettevõtte praktika kestab 5 nädalat ja nii on. Ja et kui see praktikaperiood 3. tasemel on tavaliselt seal kuskil veebruaris algab, siis see tõesti on sageli liiga vara. Aga et kui teha see 5-nädalane aeg 2, näiteks 2 nädalat, ma ei tea, veebruaris, 3 nädalat kunagi hiljem, et siis see õpilase jaoks oleks kindlasti väga suur kasu. Aga meie sageli jookseme kokku selle koha peal, kus tõesti, nagu ka öeldi, üldse on väga raske leida neid kohti, kes on nõus võtma toevajadusega õpilased praktikale. Ma tean, et väga paljud kutsekoolid näevad vaeva selle nimel, et oma kooli praktikabaasidesse värvata inimesi, kes saaksid olla mitte ettevõttesse läinud õpilaste jaoks praktikajuhendajad. Nii ka meie koolis see on üks väga suur mure, sest tegelikult need lapsed ei saa ju tegelikku töökeskkonnas töötamise kogemust. Nende nagu reaalne tööle minek on ju siis veel suurema takistuse taga kui nendel, kes kuidagi sinna ettevõttesse said. Ja see on jälle see koht, kus on tunne, et see tugiisikuga koos ettevõttesse minek justkui oleks nagu kõige kiirem lahendus väga paljudele probleemidele. Et see töökeskkonda saamine on juba nii suur asi iseenesest, seal püsimine on absoluutne nagu stratosfäär, et kui juba sinna saada, siis on juba väga-väga hästi. Ma seda statistikat ei oska oma kooli pealt küll teha, et kui paljud 3. taseme lapsed meil tegelikult ettevõttes ei saagi. Et praegu näiteks see abipagarite kamp, kes meie abipagarid ongi nominaalselt pikendatud, nende selleaastane saak nende osas, kes said ettevõttes, oli erakordselt halb. Et kuigi meil siin piirkonnas on päris mitu suurt ettevõtet, väga palju on väikseid ettevõtteid, siis ega väiksed ettevõtted üldjuhul ei tahagi endal toevajadusega inimest üldse ju praktikale võtta, sest et ta niivõrd suurel määral aeglustab selle niigi optimeeritud töötajaskonnaga ettevõtte tegevust ja suured ettevõtted sageli kipuvad neid 3. taseme õpilasi lihtsalt ära kasutama, andes neile mingeid ülesandeid, mis ei ole absoluutselt kooskõlas nende praktika eesmärkidega. Lihtlabane näide, sa tegelikult peaksid olema toodete valmistamise juures, aga sa oled terve oma 5 nädalat lihtsalt pakkimisliini lõpuinimene, kes võtab liini pealt koti ja paneb kasti. Et see, mis õpilastega ettevõtte praktikal olles tegelikult toimub, on kindlasti niisugune teema, millele vähesed koolid suudavad üldse nagu ülevaadet omada, võib-olla Astangu suudab, kui on rohkem neid töötajaid, kes ettevõtetega suhtlevad. Aga ma arvan, et see üks probleem on muuhulgas ka see, kuidas ikkagist neid 2. ja 3. taseme õpilasi töökeskkondades kas lihtsalt ei rakendatagi tööle, neil lastakse passida või võib-olla kohati ka tegelikult nagu väärkoheldakse neid, mis on hoopis järgmine teema. Aga mis võib-olla veel on nagu mure, on see, et kõik need ettepanekud, mis ka siit uuringust välja tulid, nad ilmselgelt vajavad seda nii-öelda teema omanikku, et hädavajalik on see, et HTM hoiaks seda teemat nagu ees,
sest et kui on tavakutsekoolid, kus on mõned üksikud HEV-õpilaste rühmad, 3. taseme rühmad üldjuhul, nad on ju kõik HEV-ikesed, siis ei saa eeldada, et igal koolil, igal sellel, ma ei tea, osakonnal, kus see rühm on või rühma juhendajal on niivõrd sellist ajalist kui ka võib-olla mingit muud potentsiaali, et üldse nagu arendada seda teemat, et see vajab nagu nii suurt eestvedamist, et koolid oleks kindlasti hästi-hästi tänulikud, kui selline nagu päris tugev eestvedamine selle osas tuleks. Et kas siin ei ole ka tegelikult nagu seda riski, et me oleme, eks ju, olnud riigina selles suunas, et me paneme väikseid HEV-koolikesi kinni, kuigi tegelikult nendes on võimalik hoida need väiksemad rühmad ja sinna on võimalik koondada sellist kompetentsi, mis tegelikult, eks ju, nagu HTM-i vaates on koostööpartner, SOM-i vaates on koostööpartner. Et kui me läheme niimoodi seda teed, et meil on väga suured koolid, kus me ei saa tegelikult tagada ei seda sükest väikest klassi ega ka sellele rühma juhendajale, kes kindlasti, ma olen täitsa nõus, ta kindlasti ongi väga strateegiline nagu liige, siis võib-olla peaks nagu vaatama, et kas need otsused, mis me praegu oleme teinud, kas need tegelikult nagu üldse nagu aitavad kaasa sellele, mida me kõike nagu tahaksime, või pigem me tekitame sihukese nagu skisofreenilise olukorra, et me kõik teame, mida me peaksime tegema, aga meie tingimused on sellised, et me ei saa neid teha. Või on kuskil mingisugused muud pikaajalised strateegiad erinevatel organisatsioonidel, mis kuidagi nagu välistavad selle, et ülinõme oleks see, kui me aastal 2036 räägime sama asja. Vaat 10 aastat tagasi me rääkisime ka nii ja vaadake, nüüd on naa. Et ärme siis nagu tee seda, et nende õpilaste arv ju tegelikult aina kasvab. See mõte, et lasta õpilastel ilma selle keskhariduse komponendita õppida 4. tasemel on kindlasti teatud õppijate jaoks väga mõistlik, aga siis tuleb jälle see tugiisiku asi sinna vahele. Et ma arvan, et üks asi, mida kindlasti peaks nii HTM kui ka kõik teised, kes siin laua ümber on, peaks laiemalt teadvustama, on see, et võtame selle tugiisiku eraldi selliseks agendiks, et tugispetsialist on ka väga tore. Tugispetsialist oskab märgata, oskab teha perega koostööd, aga tugispetsialist ei ole püsiv tegelane selle inimese igapäevases elus. Eripedagoog koolis ei ole see, kes on õpilasega praktikal kaasas. Eripedagoog ei lähe praktikale ettevõttesse kaasa. Eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog on keegi, keda see õpilane külastab aeg-ajalt. Ja eks ju, kui me oleme realistlikud, siis suures koolis võib-olla ta külastab teda 2 korda oma õppeaja jooksul. Sellisest tugispetsialistist tegelikult ei ole sellise lapse jaoks kasu. Tal on vaja sellist inimest, kes päriselt on temaga kohal kaasas. Et need meie kooli head näited hästi rakenduvatest lastest 3. tasemel ongi gruppidest, kus meil on grupi tugiisik ja ongi eraldi inimene kogu aeg nendega igal pool kaasas. Muu hulgas saab minna ka ettevõttesse kaasa, et see on kindlasti valdkond, mis vajab nagu nii palju rohkem tähelepanu ja ressurssi. Tugiisikud vajavad normaalseid töölepinguid, mitte neid, mis neile praegu üldjuhul antakse. Et ka see oleks minu süke unistus, et kui me 10 aasta pärast kohtume, siis meil vähemalt on nagu tugiisikud olemas. Aitäh, Liine, ma kuna hüppan nüüd selle vahele, et vaadates kella, siis minna edasi selle järgmise osa juurde, mille mõte just on tegelikult seesama, mille sa väga hästi siin tõstatasid, et mis me peame tegema selleks, et ei juhtuks nii, et me 10 aasta pärast tuleme kokku ja nendime, et midagi ei ole muutunud. Ehk siis kuidas päriselt nüüd neid uuringusoovitusi ikkagi ellu rakendada. Ja kuna meid on siin üsna palju, ja uuringusoovitusi oli ka väga palju ja me ei jõua kõiki ükshaaval hakata siin läbi käima, siis ma mõtlesin, millest võiks olla kõige rohkem kasu, nii et igaüks saaks ikkagi korra enda jaoks seda mõtestada ja samas, et siis meil tekiks ikkagi ka mingi ülevaade sellest, et mida erinevad inimesed oluliseks peavad. Ma püüdsin grupeerida neid soovitusi kokku sellisteks nagu läbivateks mingiteks teemakomplektideks ja sain sellised
6 teemat või sellist soovitust, siis mida tegelikult tuleks järgmistel aastatel teha. Aga nüüd mul on selline üleskutse teile, et olge head, võtke kas oma nutitelefon või muu nutiseade või siis ka arvutis saab seda teha, et ja skanneerige palun seda QR-koodi või siis, kui te olete arvutis, siis te saate minna leheelementi.com ja sisestada selle koodi, mis on siin slaidil näidatud. Ja seal on teil siis nimekiri nendest kokku grupeeritud uuringu soovitustest ja ülesanne on, palun reastage need, mida te nagu enda jaoks olulisuse järgi, et see, mida teie ise peate kõige olulisemaks järgmistel aastatel ära teha, oleks esimene ja see, mis neist 6, kuigi need on kõik olulised, aga just võrdluses siis teistega on veidi vähem oluline, et jätke lõppu, et ma nüüd lasen teil paar minutit seda ülesannet teha ja siis vaatame tulemusi. Jah, kuidas valida, et tõesti, et kõik on oluline, eks. Aga kui oletada, et me peame valima näiteks ainult 3, et siis kuidas neid 3 välja valida? Meil on peaaegu pooled inimesed on, nüüd täpselt pooled on vastanud, võtame hetke veel. Samal ajal siis, kui veel osad inimesed vastavad, näitan juba ka teie vastuseid. Et kõige olulisemaks siis me ühiselt peame õppimisvõimaluste kättesaadavuse mitmekesisuse suurendamist üle Eesti, ehk siis ikkagi õppekavade juurde tegemist ja seda, et see õppe kättesaadavus oleks regionaalselt paremini tagatud. Teisel positsioonil on praegu siis koolide võimekuse tugevdamine suurema toevajadusega õppijate toetamisel ehk siis tugispetsialistide kättesaadavus, õpetajate ettevalmistus, vastuvõtu teema ja rühmajuhendajad. Ja nüüd juba ongi positsioonid muutunud veidi, et see õppijate tervikliku tugivõrgustiku teema ka siin siis on väga oluline. Siin ma küll tõin rohkem nagu kohaliku tasandi sulgudes välja, aga tegelikult sellega haakub muidugi väga hästi ka see riigi tasandil valdkondade vaheline ja ülene koostöö on ju. Ja ülejäänud soovitused on saanud tegelikult, kui vaadata ka nende tulpade pikkust, oluliselt vähem hääli. Et võib öelda, et siin 3 kõige olulisemat tegevussuunda päris kenasti on välja joonistanud. Aga nüüd enne, kui me arutelu juurde liigume, ma tahaks, et te teeksite seal samade ettepanekute osas ühe järjestamise veel. Ja see on nüüd küsimus, et millised muudatused teie arvates on realistlik lähiaastatel ellu viia. Et kui Liine ka juhtis tähelepanu, et paljud asjad on sellised, mida me oleme pikalt teadnud, aga millegipärast see olukord pole muutunud, siis mida teie peate kõige realistlikumaks? Et jällegi kõige lihtsamini tehtav asi kõige esimeseks ja kõige keerulisem kõige viimaseks. Et olge hea, järjestage ka sel viisil neid tegevussuundi.
Hoiame natuke veel põnevust seni, kuni veel rohkem inimesi on oma järjestuse ja valikud ära teinud. Ja siis kohe panen ette need tulemused ka. Nii, mõnevõrra teistsugune. Esimene, mis minule torkab silma, on see, et siin ei ole nii selgeid soosikud, et kui selle eelmise ülesande puhul, kus tuli kõige olulisemat leida, olid kuidagi 3 asja selgemalt eristunud, siis siin on veidi väiksemad need vahed. Aga võib-olla huvitav on just see, et kõige ebarealistlikum või kõige keerulisem on siis tööandjate valmisoleku muutmine ja praktikasüsteem, et kõik see, mis puudutab tööturgu, tundub keerulisem saavutada ja see, mis on siis rohkem seotud just kooliga ja haridussüsteemiga, tundub nagu lihtsam ära teha. Võib-olla siin oma rolli mängib ka see, et meie tänased osalejad, kes on ise pigem haridusvaldkonna inimesed, mis on selles mõttes ju väga-väga positiivne, et me näeme seda iseenda võimekust, et tegelikult saab need asjad ära teha küll. Ja seal lihtsalt, kus meie enda käed võib-olla jäävad lühemaks, mis puudutab tööandjad, et siis see ongi keerulisem. Aga ma tahaks korra veel lihtsalt võrdluseks teile panna, et veel korra, et kuivõrd need 2 nimekirja nüüd erinevad ja kuivõrd nad sarnased on, et ma panen korraks tagasi selle eelmise, et see on see prioriteetide nimekiri nagu olulisuse järgi, et mis on kõige tähtsam. See õppimisvõimaluste kättesaadavuste suurendamine, koolide võimekuse toetamine ja terviklik tugivõrgustik siis õppija ümber on kõige olulisem ja kõige lihtsam on ka tegelikult need samad asjad, mis on väga positiivne, et see annab nagu lootust, et need on just need tegevused, millele me peaksime siis edasi keskenduma. Nii et, aga ma võtaks võib-olla kõigepealt selle esimese, siis, mis on siin nagu kõige... Siin on küsimus vahepeal tuli chati veel, et kas tänasel uuringu esitlusel osaleb ka Töötukassa esindajaid, et kui jah, siis milline on nende esindajate hinnangul Töötukassa võimekus suurendada sellist tööandjate teadlikkuse suurendamisele suunatud teavitustööd. Meil oli registreerunute seas terve hulk Töötukassa esindajaid, nii et äkki keegi Töötukassa esindajatest, kes praegu on meid kuulamas, sooviks seda teemat kommenteerida, et vastata sellele küsimusele, et kas on Töötukassal selline võimekus seda tööandjate teadlikkust suurendada. Kas on keegi Töötukassa esindaja, kes tahaks kommenteerida seda? Ja, tere. Mina olen Triin, olen meie nõustamisosakonnast osakonna juhataja asetäitja. Mis puudutab siis seda küsimust tööandjate suunal teadlikkuse suurendamist, siis seda me ka täna tegelikult teeme. Ja, et meil ongi tööandjate nõustajad, kes siis selle teemaga tegelevad. Nii et see võimekus ja see on meil täitsa olemas. Ja, vabandust, mina küsisin selle küsimuse, et ma olen teadlik sellest, et tänapäeval on need sellised tööandjate nõustajad olemas. Minu küsimus oligi, et kas seda oleks võimalik veel ka suurendada, et milline on see hetkel selline
katvus nii-öelda ja kas te näete, et seal oleks potentsiaali seda veel tõsta? Ma selliseid ülevaadet selle katvuse kohta kohe niimoodi välja tuua ei oska, et eks peame sinna sisse vaatama, et kuidas, kui palju me täna ja mis on siis see, mida veel. Et ma siin täna ei saa seda otsest vastust sellele küsimusele anda, aga kindlasti see on koht, mida me saame vaadata ja mõelda, et kuidas ja mida me veel saaksime teha, et seda siis olukorda parandada, et kindlasti neid võimalusi on. Aitäh! Ja nüüd rääkides nendest järgmiste aastate prioriteetsetest tegevustest, et mina tahaksin seda esimest tegevust kohe omalt poolt kommenteerida, et tegelikult kui me selle uuringu tellisime, siis meie üks põhiline eesmärk, mida me soovisime saada, oli just see sisend selleks, et neid õppekavasid teha juurde. Selleks, et valik muutuks laiemaks ja selleks, et ka edaspidi seda regionaalset kättesaadavust paremini tagada. Nii et Haridus- ja Teadusministeeriumi järgmine tegevus, üks tegevustest kindlasti on see, et me liigume edasi 2. ja 3. taseme uute õppekavade arendamisega. Selle jaoks meil kõigepealt on kavas siis veel käesoleva aasta jooksul teha valmis selline õppekava arenduse kontseptsioon, et lihtsalt, et üldse millist rolli need 2. ja 3. taseme õppekavad meie süsteemis mängivad ja kõik muud tegelikult need küsimused ka, mis 2. ja 3. taseme õppekavade puhul nagu selles raamistikus on oluline enne ära vastata, kui konkreetselt õppekava arendusega saab pihta hakata. Nii et see on selline meie esmane prioriteetne tegevus, millega me järgmiseks edasi läheme. Aga mind väga huvitaks ikkagi kuulda ka teie mõtteid selles osas, et kui me võtame siit selle 2. ja 3., mis on tegelikult hästi sisult lähedased, et tugispetsialistide kättesaadavus, õpetajate ettevalmistus ja ka see kohaliku tasandi tugivõrgustik selle õppija ümber, et kui me mõtleme, et me neid asju ühelt poolt peame oluliseks ära teha ja peame seda ka suhteliselt realistlikuks, et need on asjad, mida saab ära teha, siis mida konkreetselt teha tuleks, et seda ellu viia? Kes peaks olema eestvedaja rollis ja oluline 3. küsimus, et mis teie ise enda rollist lähtudes, kus te olete, saate ära teha selleks, et tugevdada koolide võimekust ja et luua õppijatele terviklik tugivõrgustik. Ma viskan sellised küsimused aruteluks õhku ja vaba mikrofon, et kes sooviks oma mõtteid jagada. Ja võib-olla ka siis ministeeriumile soovitusi anda väga konkreetsete järgmiste sammude osas. Et siis me kuulame huviga teie mõtteid. Ma ei tea, ma võtan lihtsalt tugispetsialistide osas on minu meelest see, et õpetajate koormused, kui need koormused on väga suured, siis neil ei olegi aega. Et tegelikult see nõuab väga palju läbimõtlemist ka see eripedagoogika töö. Et eripedagoog ei saa olla õpetaja, aineõpetaja, et tal on vaja seda sisendit ja see on väga suure ajamahuga koostöökoht, et neid õppematerjale saaks luua. Et praegu nii palju, kui ma seal tugivõrgustiku seminaril olen aru saanud, siis tegelikult õpetajate koormused on äärmiselt suured ja seetõttu on nende valmisolek ka teha lisatööd väiksem. Ja ma sain see kohe kommenteerida, et meil eelmisel nädalal just siin samas ruumis toimus ka kohtumine ministri ja siis tugispetsialistide võrgustike esindajate vahel, kus tegelikult see sama arutelu teemad oli väga palju just esile ka, et ühelt poolt meil on nagu tajutav selline tohutu tugispetsialistide puudus, aga samal ajal selle nii-öelda mündi teine pool on alati, et aga mida teeb õpetaja ja et kui palju tegelikult õpetaja saab ära teha õpilase toetamiseks ja mis hetkel üldse tugispetsialist mängu peab tulema, mis on see tugispetsialisti roll, et tegelikult tõesti ja siin on õpetaja töökoormus hästi oluline küsimus, sest et me ei saa nagu õpetaja õlgadele lõputult koormat laduda, järjekordseid kohustusi on ju, aga siin on see õpetaja rolli küsimus, õpetaja töökoormuse küsimus samamoodi tõepoolest tuleb mängu, et mingit muutust siin ette võtta, jah. Võib-olla see on ka juhtimise küsimus sinna juurde, eks, et kuidas see juhtimistasandilt on korraldatud siis nii kooli tasemel kui võib-olla nagu omavalitsustest ja nii edasi, et kus see toimib. Et jah, tugispetsialistide roll, eks ju, õpetajad ka, aga just nagu see üldne raam sinna juurde. Aga veel
mõtteid, küsimusi, ettepanekuid? Meil on päris palju siin ka, kellegi on veel, Veronika soovib veel võtta sõna, palun. Ja paistab, et mul on kogu aeg palju mõtteid. Ma tegelikult tahtsingi küsida selle, et mis mulle nagu tundus, et näiteks kui nüüd siin viimase või praegusel õppeaastal toimus päris hästi, toimus meie ja siis mitme teise kutsekooli koostöös selle teeninduse ja toitlustuse eriala abitöötaja õppekava arendamine. Et siis, mis minu arust jällegi seesama, millesse me tegelikult põrkume, et siis tekib see olukord, et aga kust need samad töötajad, kes peavad panustama nendesse õppekava arendustesse, et kust see aeg tuleb ja ma saan aru, see on tegelikult kooli enda sisemine töökorraldus, kuidas nad selle teevad ja nii edasi, aga tegelikult see ikkagi põrkub kõik selle sama ressursside piiratuse nagu sellesse kapsaaeda jälle, et sellepärast, et selle jaoks, et sa saaksid ka ümber tõsta need nii-öelda tööülesandeid, siis sul koolijuhina võib tekkida ikkagi vajadus mingisuguse täiendavate inimeste järele või mis iganes, et selle jaoks lihtsalt, et kas või seda õppekava arendust teha, et ma tahtsingi küsida võib-olla Sander selle poole pealt, et sa mainisid selle õppekavade arendamise kontseptsiooni loomist, et mis selle nagu eesmärk on, et just nagu praktiliselt koolidele, et kas see nagu on lihtsalt selline, ütleme niimoodi, dokument dokumendi pärast või ta on ka mingisuguseid praktilisi koolide probleeme selle sama õppekavade loomisega seonduvad, et nad oleksidki nii-öelda loodud need õppekavad mitte ühe kooli põue taskusse, vaid et nad oleksidki sellised ühisloomes loodud, ma ei tea, kas või need sellised mitme eriala ülesed nagu õppekavad, et mis selle kontseptsiooni mõte on? Ja Aulika saab kommenteerida. Ja ma kommenteerin seda, et tegelikult teise ja kolmanda taseme õppekavade juures on kavas ikkagi lähtuda sarnaselt sellele, kuidas me töötasime välja kutsekeskhariduse uusi õppekavasid, et see ei ole ühe kooli nii-öelda looming, vaid seal on ikkagi haaratud erinevad spetsialistid erinevatest koolidest ja just nimelt taotlus on ka see, et me tõesti loome juurde neid valdkonnapõhiseid õppekavasid teisel-kolmandal tasemel, aga kindlasti selle protsessi käigus vaadatakse üle ka teise-kolmanda taseme kutseõppe nii-öelda olemus ja kutseharidusstandardi vaates võivad tulla ka muudatused, aga see ongi nagu selles mõttes koosloomeprotsess, nii nagu oli kutsekeskhariduse uus mudel, et üheskoos vaatame otsa nendele probleemidele, nendele kohtadele, mida me peame adresseerima ja otsime siis koos lahendusi. Aga jah, et see mudeli loomine, ülevaatamine, et kui siin juba uuringus tulid välja need, et tuleks üldpädevusi rohkem arendada ja üksnes nii-öelda kutsealaseid baasoskusi, et see tegelikult toob juba koheselt küsimuse, et me ei saa nagu tõenäoliselt ühtemoodi käsitleda täiskasvanud õppijat ja noort või õppimiskohustuse eas olevat noort, rääkimata sellest, et kui tal on ka veel erivajadus, hariduslik erivajadus või mingi suurem toevajadus mingil muul põhjusel. Ja sinna kontseptsiooni loomisse ka, et see ei ole midagi sellist, mida me tahame kabineti vaikuses kirjutada kuskil, vaid ikka selle eesmärk on tegelikult, et me saaksime neid arutelusid pidada erinevate osapooltega, kes on selles protsessis väga olulised nagu mängijad või tegijad selleks, et need õppekavad päriselt ka tööle hakkaksid ja et need tagaksid paremini ka siis tööle jõudmise nende õppijate puhul. Ja ongi, et nagu Aulika ütles ka, et need arutelud ei puuduta ainult mitte seda, et mis valdkondades me võiks uusi õppekavasid juurde teha, vaid üleüldse, et ka kutseharidusstandardi mõttes tõesti, et mida tähendab teise taseme õppekava, mida tähendab kolmanda taseme õppekava, kas meil üldse on vaja eraldi
teise ja kolmanda taseme valdkondlikke õppekavasid on ka küsimus aruteluks selles protsessis, sest näiteks seesama Soome mudel, mida on selles uuringuraportis ka väga hästi kirjeldatud, et ma soovitan, et kui uuringuraport saab järgmisel nädalal avalikult, siis see on üks koht, millele selle tähelepanu pöörata, et Soome mudelis valdkondlikke teise ja kolmanda taseme õppekavasid ei olegi. Et teisel tasemel ongi Telma, mis on nagu erivajadusega õppijatele suunatud selline toimetulek ja iseseisvasse ellu üleminek. Ja kolmandal tasemel on Tuva, mis on olnud eeskujuks meie ettevalmistava õppe loomisele. Ja valdkondlikud õppekavad algavadki alles 4. tasemest. Et see on ka üks selline arutelu koht, et millisest tasemest meil üldse on vaja valdkondlikke õppekavasid, kas peab olema nii teise kui kolmandal, mida vajab meie tööturg, et see ongi nagu oluliselt laiem arutelu kui üksnes see, et kas peaks kulleri eriala veel juurde arendama. Et need arutelud seisavad meil siin ees ja esimene küsimus on jah see, et keda kõike siis peaks veel kaasama sellesse protsessi, aga seda lähiajal hakkame ka edasi arutama. Meil on veel praegu jäänud selleks ühiseks aruteluks 15 minutit, et ma annaksin veel sellise vaba mikrofoni, et kas keegi veel soovib midagi öelda, kommenteerida, küsida. Ma näen, et vist on jälle Veronika all käsi. Ole hea, kuna konkureerivaid käsi ei näe, siis palun. Konkurendid on kinni makstud, et ei küsiks. Ma tegelikult tahtsingi, mul on hea meel, et sa selle Soome mudeli teemaga tõstatasid, sest et mis minu jaoks Soome mudeli puhul eriti sümpaatne on tegelikult ka nende rahastamisalused, et nii näiteks on nad just mingi 2 aastat tagasi ka veel muutsid rahastamisaluseid niimoodi, et suurendati oluliselt seda tulemuslikkusega seonduvaid neid tulemuslikkuse näitajate põhiseid rahastuse neid kriteeriume, et nende osakaalu ja näiteks, mis väga huvitav oli see, et tööandjad kõik ja praktikabaasid vastavad siis rahulolu küsitlusele, mis on tegelikult riiklik, aga siis koolid on need, kes siis suunavad nendesse konkreetsetesse praktikabaasidesse ja tööandjatele selle ja siis nende rahulolu ja samamoodi ka õpilaste rahulolu siis küsitlus on ka muu hulgas osa sellest, et mille alusel kujuneb siis selle kutsekooli see rahastus. Et tegelikult, kui juba niimoodi süsteemsemalt asjadele läheneda, et siis võiks vaadata ka sellised teemad üle, ja praegu on võib-olla saab ka soomlastelt juba sellist tagasisidet küsida, et kuidas neil on läinud nüüd selle uue mudeli alusel, et kuidas nad on näinud, mis on need kitsaskohad ja mis on need sellised positiivsed aspektid selles. Ja, aitäh, nõus. Et sellesse maksab ka täpsemalt sisse vaadata ja mis rahulolu küsitlust puudutab, et siis see on ka selline üsna hea nagu konkreetne asi, mida on võimalik teha, et jällegi meil ju riiklikud rahulolu küsitlused haridussüsteemis on olemas, meil õpilastel on olemas, küsimus on lihtsalt võib-olla nende küsitluste sisus ja kuidas siis seda tööandjate just nimelt praktika läbiviijate osas seda sihtrühma hõlmata, et see on tegelikult pigem nagu tehniline küsimus, mitte võib-olla niivõrd isegi põhimõtteliselt kuidagi keeruline, et see kindlasti ei nõua ühtegi seaduse muudatust, et selles mõttes jällegi väga hea konkreetne soovitus. Ja, aga ma rohkem praegu ei näe sõnavõttu. Ma lihtsalt ära ei unustaks neid noori, kellel on lisaks intellektile või mingile füüsilisi töid välistavale faktorile, et neid noori, kes tegelikult vajavad ka väljundit. Et need vanemad tegelikult on väga mures. Nagu, et neid ei oodata kuhugi. Et see on... Aga mõelda veel nagu konkreetselt tegevuste mõttes, et mida sina näed, et siis võiks teha selleks, et nii ei juhtuks? Ma arvan, et tegelikult selline üldine baas, et meil on kool ja selle inimese pealt saab vaadata, mis talle võiks sobida, et see oleks seal mänguruumi, mida temaga saaks teha, saaks seal koha peal otsustada, et see ei oleks nii kinni kirjutatud.
kohati sellised rätsepalahendused tuli meil minu meelest ka tegelikult jutuks, et selline hästi individuaalne õpitee, et mõni teeb võib-olla palju kiiremini läbi selle, eks ju, ja mõni teeb palju aeglasemalt, aga kuidagi leida see tee. Aga ma tahtsin seda Soome näidet korra kommenteerida, et uuringu läbiviija vaatenurgast, et ka Soome eksperdid, keda me intervjueerisime, et noh, kui Veronika siin ka ütles, et vaadata sinna sisse ja et võib-olla need Soome eksperdid võivad juba ka jagada oma kogemust, siis Soome ekspertide viimased sõnad eksperdi intervjuul, mida ma ise läbi viisin, olid see, et aga tulge meile külla, et tulge päriselt vaatama, et minu meelest me oleme väga avatud ja tegelikult selles protsessis, mis siit edasi minna, et ei ole nagu kauge ja nii kallis minna ka, kui võib-olla kuskile mujal oleks, et minu meelest absoluutselt nagu nende kogemus ja see, kuidas nemad rääkisid, et ma arvan, et nad annaksid head inspiratsiooni ka. Ja täiesti oleme sellele juba ka mõelnud ja võtame plaani. Et selles mõttes ja nõus. Aga nüüd, et meie arutelu kokku tõmmata ja et igaüks veel korra enda jaoks kaasaks kuuldud reflekteerida, siis mul on veel selline viimane kaasamise küsimus, et jällegi võib võtta kas siis oma nutiseadme või arvuti. Ja lihtsalt vabas vormis kirjutada sinna, et mis on kõige olulisem mõte, mille sina ise enda jaoks tänaselt arutelud kaasa võtad. Et siis näha ka vastused, kes on juba ära vastanud, et saab teiste mõtteid lugeda ekraanilt. No nii. Umbes pooled inimesed on saanud öelda siin oma vastuseid. Ma tuleks vaatama. Aha, siit näitage mulle rohkem. Ma vaatasin neid esimesi mõtteid, mis siin ekraanil ka algusest olid, et siis need olid sellised väga optimistlikud ja võib-olla positiivsemal noodil ja siis nüüd need inimesed, kes veidi kauem mõtlesid, mida kirjutada, on olnud kriitilisemad. Et ka huvitav tendents. Aga ja võib-olla märksõnadena siis see koostöö teema on hästi keskne siin. Ja see on ka nagu, ma arvan, väga selline kui see küsimus ära lahendada, siis see lahendaks juba väga palju, aga et kuidas seda teha, et
jällegi, kui on kellelgi mingeid väga häid konkreetseid ettepanekuid lisaks sellele, mis uuringust välja tulid, et siis oleme väga avatud, vähemalt Haridusministeeriumi poolelt küll, et kuidas seda võiks teha. Ja et kokku võtta, siis tahan lihtsalt öelda hästi suur aitäh kõigepealt kõikidele neile, kes selles uuringus osalesid ja panustasid nii intervjuudes kui rühmatöödes kui kõikides teistes etappides. Et see tõesti on olnud väga-väga oluline panus. Aitäh teile! Aitäh kõigile, kes täna tulid kuulama ja eriti neile, kes aktiivselt sõna võtsid, et see on ka väga tähtis. Ma loodan, et tutvute ka uuringu aruandega, kui see avalikuks saab, et levitate sõna ka edasi kõikidele oma kolleegidele, et selline asi on valminud ja mida kõike head sealt saab lugeda. Ja loomulikult ma kõige rohkem täna eriti soovin tänada Praxise uuringu meeskonda, et aitäh teile selle suure töö eest ja selle väga-väga sisuka, põhjaliku ja väga huvitava uuringu raporti eest ka. Nii et tõesti soovitan kõigil lugeda ja aitäh teile, aitäh täna kõigile tulemast ja tahaks öelda, et kohtume siis järgmistel aruteludel selle sama teemaga seoses. Suur tänu. Aga meie poolt ka aitäh, et te tellisite ja andsite selleks uuringuks nagu nii laia ja mitmekesise metoodilise raami, et see võimalus meile omakorda teha sellist mitmekesist sisendit pakkuvat tööd, millest loodetavasti on nii teile kui ka teistele sidusvaldkondadele, kõikidele koolidele, õpilastele palju kasu. Ja ma arvan, et me siin tõdesime ka vähemalt mina ja see, kes minuga koos viis läbi töötubasid, et me tõdesime, et mõned õppijad ja see, mida nemad ütlesid, et need nagu jäävad meiega ikka väga pikaks ajaks nagu need mingid ütlemised, kogemused, mida need õppijad peegeldasid, et tagantjärele ikka meenutad, et see ütles seal seda või see seda või kuidagi need isiksused või need nagu jäävad ja kannavad seda uuringu mõtet kuidagi väga pikalt edasi ka meie jaoks, ma arvan. Ja. Aitäh kõigile. Sellega siis on meie tutvustusüritus lõppenud. Aitäh! Mul on üks küsimus, mida uudishimust küsida, see on kontseptsioonile.